Tühistatakse. Mina. Appi. Aga mul on sõnavabadus. Viita. Daamid ja härrad, teie ees on Märt Kuik ja Andreas Jääger ja see on siin Täiesti putsis vana nagu. Viita. Sa räägid liiga palju. Meil on nagu, me räägime poliitikast ja me räägime huudest, meil on nagu see. Hei, fännid ja kõik muu, issand, ma olen huugaja, apparently. Tere tulemast, Võhkerite osa number 133. Mina olen Märt Kuik, see seal on palavat armastatud Andreas Jääger, kellel on meil bulletid. Andreas Jäägeri minipulletid on täna. Kass ja Shakti, paljas porgand Merilin Taimro Shamotailo jagab Instagrami stoorides imelist sõnumit. Kus on kirjas? Aega küll läks, aga siin nad on. Üks kaelahe mulle ja teine printsessile. Minu oma on tiba suurem ja selle sees on rinnapiim ja tibu juuksekarvas süda. Tibu ripatsi sees on minu juuksekarv ja kuna abikaasa on kiilakas, siis tema ripsmekarv, et oleksime alati temaga. Esmapilgul võib see tunduda kas kohutavalt veider või meeletult armas žest minu meelest. See on vaatajatest. Isiklikult minu Andreas Jäägeri meelest on kohutavalt veider vedada kaasas kellegi lähedase karvu ning eeldada selle järgi, et lähedane on sinuga. Minu jaoks see kõlab natuke nagu voodoo stuff. Mul tuleb isiklikult kohe meelde üks lugu, kus mu üks tuttav ütles, et beebide lõhn on nii hea, et paneks või purki. Minu arvates läheb samasse kategooriasse. Mis sina sellest arvad? Sest see pidi olema populaarne teema, et see ei ole mingisugune täiesti... Mingi rinnapiimast teha mingeid asju ja kõik, et ma ei tea, minu arust on see fine. Ma olen minu see harm reductionist positsioon ehk kõige vähem kahju siis. Ma ei tea, minu arust on see suhteliselt kahjut asi, mida teha. Ma pigem leian, et see võib-olla on armas žest ikkagi. Aga jah, see ei tähenda, et sa oled temaga. Et selles mõttes, et... mingites olukordades on, kus mõtled, et kurat, et võiks olla, näiteks kui mul isa ära suri, siis minu mõte oli see, et kurat, et võiks isa tuhka panna mingisugusesse väiksesse pudelisse ja siis ma ei tea, kaasas kanda endaga või midagi, aga nagu lõppkokkuvõttes, siis ma nagu tabasin ennast mõtet, et kui keegi seda teeks, siis mida minu isa selle peale ütleks, siis ma mõtlesin, et ei ole vaja. Et see on iseenesest nagu armas. Mulle meeldis see, et vaene abikaasa pidi ripsme karva loovutama. Andrei Zevakin, nagu Märt Kuik ütleb, kandideerib Riigikogu valimistel Isamaas või Reformierakonnas, küsimärk. Peale EFTA-sit tegi Zevakin story ja ütles, et kuna Marii Karell võitis 3. aastat järjest EFTA auhinna ja ma lubasin, et kui Marii Karell võidab 3. aastat järjest, siis ma kandideerin Riigikokku. Mehel polnud küll täpselt meeles, kas järgmised Riigikogu valimised on aastal 2027 või 2028, aga vahet ju tegelikult pole. Sõna on antud, seega ootame huviga. Märt, mis sina arvad? Mis nimekirjast teda näha võiks? Mina arvan kõigepealt seda, et tema võiks kandideerida sellel aastal, kui ei ole valimisi. Mina leian, et selles kõige nagu originaalsem kampaania. Ja ma Andrei Zevakin Riigikokku ja siis nagu aasta aega varem hakkab pihta või? Jah, ei, mitte et hakkab isegi varem pihta, vaid ongi, tuleb valija Andrei Zevakin, kõik nagu full, nagu ikkagi promo on ära, aga valel aastal. Ja siis kõik on nagu intervjuudes hakkavad küsima, et et see aasta ju ei ole ja siis ta nagu leiab poliitiku vastuse, kuidas mitte otse vastata. Või ta ajab mingid häma ja siis tal on see, et millal valimised on, siis tal on mingisugune fantoom kuupäev, eks ole. Ja siis, kui see saab mööda, siis ta lihtsalt ütleb, et tänan kõikidele, kes hääletasid, aga ei osutunud valituks. Ja siis, kui on Riigikogu valimised, siis ta ei kandideeri. Et ta tegi nagu ära selle oma lubaduse on ja. Davai. Aus. See oleks tore. Ja viimane väikene bullet on siis Silvia lapsesuu Ilves teatas, et plaanib peagi oma eraelu enda teada jätta. Kaavad ära igasugused Marekiga seonduvad uudised, seda ma luban. Ütles muusik, et pärast pulmida oma suhet enam avalikkusega jagada ei soovi. Arvestades mitu korda seda juba lubanud on, see on rohkem kui tõenäoline, et mitte midagi ei muutu. Märt, mis sina arvad? Mina arvan seda, et ta ei räägigi. Aga kui neil peaks omavahel midagi juhtuma,
siis on 3 podcasti, kus kohas räägitakse sellest, kui väike selle mehe munn on. Sellepärast, et nagu see on, sest et see on see muster. See on teada tuntud tõde on, et on muike munn või? Ei, ma lihtsalt eeldan, sest et ma ei tea, minu arust oli 2 mehega see, et kõik on super, kõik on nii lahe ja siis nad läksid lahku ja siis oli vaja rääkida, kui halb keegi voodis on nagu. Et ma südamest loodan, et ma eksin, aga selles mõttes või siis nagu ma selles suhtes ei taha eksida, et jah, et võib-olla tõesti nad ei räägi praegu. Aga kui nad peaks minema lahku, siis Silvia tavaliselt ei hoia suud kinni. Võt, aga läheme saatesse, kus meie ei hoia suud kinni. Yeah. Väljalt on Märt, kes just hoidis suud kinni. Ja alustame kohe sükse huvitav, et see sul bullet ei ole. Aga võib-olla see on siuke pikem. See on natuke pikem meile arutelu, et siit saab mingid oma elu kogemusi tuua näiteks. Äripäev kirjutab Rain Lõhmus LHV-st on siis öelnud siukest asja, et LHV aeg rahvaspordiklubina on läbi, uue juhi Erki Kilu käe all ootab panka ees radikaalne verevahetus, kus asendamatuid staare pole ning organisatsiooni roiskumise vältimiseks saadetakse igal aastal pingile 10% nõrgimatest lülidest. No, siin kui alguses oli see minu arvates see reaktsioon sotsiaalmeedias eriti oli kuidagi väga selline kuri ja pahane, et mina LHV-sse tööle ei lähe, LHV sakib, kõik on, tüübi nimi on Kilju, kuidas üldse saab kellegi all niimoodi töötada, nii edasi, et inimesed ei tunnest väärtustatuna. No LHV-sse tööle minek ei käi nii ka niimoodi, et ma lihtsalt ärkan hommikul üles, ma olen täna LHV-sse. Seda küll, jah. Käi ka nii. Aga minu arust mida aega edasi, seda rohkem on tulnud ka seda teist poolt nagu nägemust, et just nagu, vaata, tead küll, et inimestel on õigus, kui nad on mingid positsioonilised, neil on õigus öelda natukene rohkem. Vaata, kui Märt Koik ütleb põhkõrites midagi, siis inimesed lähevad eluga edasi, ütleks seda keegi teine, siis võib-olla oleks mingi paanika lahti. Ja samamoodi on ka vist Rain Lõhmuse pool, et tal on niimoodi, et talle lükatakse mikker ette ja siis on teada, et sealt nagu mingisugust kulda tuleb ja ta elab tõesti oma mingisuguses sellises ärimehe maailmas. Ja kui sa nagu võtta nagu seda nüüd nagu ilma emotsioonita, siis seal on nagu loogika sees, et me nagu tahame ainult parimaid, et meil töötavad ainult parimad, me maksame meile head raha ja nõrgemad siis elimineeritakse. Sest et üks asi on fakt. Fakt on see, et kui on firma, kus on palju töötajaid, siis seal on ka terve hunnik töötajaid, kes tegelikult lasevad leibaluusse ja teevad nii vähe kui võimalik, nii palju kui vajalik ja siis on veel omakorda need inimesed, kes on lähedal pensionile, eks ole, mida iganes. Ja siis neid hoitakse, kes lihtsalt on lihtsalt nagu nii öeldakse, ma ei tea, mis asjad, majavammid seal, kes kõnnivad ringi ja joovad kohvi ja jäävad juttu, eks ole, et aga tal on veel ainult paar aastat minna ja nii edasi. Et tegelikult selliseid inimesi on, et see viimane töökoht, kus ma töötasin päris pikalt, eks ole, ehk ma võtan kontori poole, eks ole, siis minu tagasihoidlikul hinnangul oli seal vähemalt 30% inimestest, kellel oli puudus igasugune motivatsioon tööd teha ja nad istusid seal ja nad said seal päris hästi läbi oma otseste ülemustega ja nende koht oli igavesti seal hoitud. Et kui ma mõtlen nagu sellise situatsiooni peale, siis ma saan sellest üli hästi aru, kas niimoodi seda asja väljendada. Vaat see on fucked up, sellepärast et kui ma oleks LHV töötaja, siis ma mõtleks ka ära, et oi, aitäh teile, härra Lõhmus. Ma ei ole superstar, I am nobody, et ma pean nagu kogu aeg nagu tõestama ennast. See ei ilmselgelt vaimselt on väga kurnav, et kui sa kogu aeg pead ennast tõestama, on ju? Yeah. Aga demotiveeritus on nagu veel hullem. Jah. Kuigi, seal on ma tooks võib-olla ka sellise nagu näite juurde, et kui ma ei tea, kuidas see sellises töös nagu on, et ma pean ennast tõestama ja see ajab inimese närvi. Või et ühesõnaga inimene on väga mures ja siis kui ta teeb oma tööd murelikult, siis ta on rohkem tõenäolisem tegema vigu. Mis tähendab seda, et tema töö kvaliteet võib langeda rohkem, kui ta on siis, kui ta on demotiveeritud. Ehk siis on nagu siin on nagu see aspekt ka sees. Aga eks see lõppkokkuvõttes on niimoodi, et
eraettevõte, et ise teab, kuidas neid asju ajab. See hirm on seal nagu sees. Mina ei usu seda, et suudetakse välja ma ei usu, et nad suudavad nagu sellest ettevõttest välja võtta selle probleemi, mis on see, et ma olen, ma ei tea, ülemusel suht tuttav on ju, et siis mina ei lähe mina sinna 10 prossa hulka ei satu never ever on ju, sellepärast, et ma olen tuttav. Ma arvan, et neid asju ei õnnestu lõplikult ikkagi välja lõigata, ma arvan, et see on väga selge. Et ma arvan, et 90%, kes seal on, need ei ole ka kõige paremad, vaid seal on ikka kindlasti mingid inimesed, kellel on antud rohkem õigusi ja ka nagu seda. Aga see on väga hea point selles mõttes, et inimesed on nagu rohkem ärritunud ja seal võib olla Dog World ja seal võib olla näpuga näitamist ja kõike seda, et see nagu selles mõttes jälle ei ole nagu hea töökeskkonnale, nagu see, mis oli Olerexi teema, vaata. Kus ma nägin ühte poolt, on ju, aga see teine pool, mis on nagu tegelikult inimestel teha võib, on nagu kordades hullem. Et jah, et siin nagu saab mõlemad pidi võtta, aga mina isiklikult tunnistan, et mina ei taha mitte kunagi oma elust töötada sellises kollektiivis, kus mind ei väärtustata. Et mis iganes sellest välja võib lugeda, ja kui näiteks ka RHV-sse ma läheksin kunagi tööle ja ma tunnen, et mind ei väärtustata, siis ma ei tahakski seal töötada, nii et ma olen nagu pigem võib-olla sellises positsioonis üldse oma elus, et elu on liiga lühikene, et olla kellegi, ma ei tea, kas mängukann või siis, et ei saa piisavalt head tagasisidet või arenemisvõimalusi ja nii edasi. Jah, ma mõtlen, et võhkarid peaks hakkama tegelema sellega, et nad ise mõtlevad välja uusi väljendeid. Et mina ütleks niimoodi, et elu on liiga lühike, et olla kellegi kontoom. Põhimõtteliselt küll, jah. Et sa oled töövahend lihtsalt. Jah, et see ja on... kui vaja on, visatakse see minema. Jah, absoluutselt. Jah. Vot, selline teema siis seoses LHV-ga. Kilju, Erki Kilju. Kilju. Vaata, võikski olla, mitte Kilju, aga fuck you. Lihtsalt. Aga see on naljakas, see Kilju on väga naljakas. Ja. Aga mis ei ole naljakas, on see, et siis kui me arvasime, et me oleme välja saanud sellest teemast, siis meid tõmmatakse sinna tagasi, võiks öelda selle kohta. Teema TV ehk siis Jaagup Tuisu eesvedamisel toimib siis, mis ta on siis sotsiaalmeedia kanal, selles mõttes seal ei ole ainult podcastid seal teema puhul, vaid seal on ka mingisugused mängud ja igast muid asju teevad seal ka. Aga seekord oli siis Teema TV all podcast nimega muusikali teatriskandaal. Midagi oli seal veel, aga mind huvitab ainult see muusikali teatriskandaal, kus olid külalised Kärt Anton, Amanda Helmine Künapas, Janet Vavilov, punkt, et nemad olid külalised ja siis 2 saatejuhti. Jah. Seal hakati rääkima kusest muusikaliteatri asjast. Jaagup Tuisk andis alguses märku, et sellest teemast ongi nagu raske rääkida ja ta nagu ei teadnud, mis sellega täpselt teha, aga ta tunneb, et seda on vaja puudutada. Huvitav on aga see, et ta puudutas nende inimestega, kes seal muusikaliteatris nagu olnud on ja just sellepärast, et nagu see teema oli praegu vaibunud. Et see uus tõstatamine on minu arvates nagu väga huvitav, et miks seda uuesti tõstatada nagu? Et kas Jaagupil oli siis nagu eesmärk või lootus, et nad suudavad kuidagi musta-valgeks rääkida või ta ei teadnud, kuidas see läheb, sest arvestades seda, mis klippe ta sinna vahele pani, et vahemärkusena sinna oli pandud 2 Võhkarite podcasti klippi vahele, kus siis oli see saade, kus meile kirjutati oma kogemustest kirjade teel, 1 muusikaliteater ja 2 väidetavat perverti oli minu arvates see saate nimi, üsna kindlalt. Ja siis räägiti natukene sellest ka, mis meie seal rääkisime ja siis kuna seal Janet ja Kärt olid seal samal ajal tegelikult muusikaliteatris osalised või üks neist lausa siis trupijuht, siis saime ka kogeda seda nii-öelda seda teist poolt, et mitte ainult need, kellel on liiga tehtud, vaid tegelasi, kellel on läinud seal hästi ja kes on nagu väga õnnelikud olnud seal nagu, ja päriselt, ja ma usun ka seda, et see ei ole mingisugune nagu nali. Et ma ütlen veel ühe asja alguses ära, enne kui me võtame need sinu mõtted ja siis võtame need väljavõtted, et appi mul läks meelest ära, mis veel tahtsid. Mida mina tahan nagu öelda? Ütle ära, enne kui sul meelest ära läheb uuesti. Et mind häiris selle saate puhul
üks oluline asi, nagu ikka olulised asjad häirivadki, et kui nad rääkisid oma kogemustest, siis nad oleks võinud jääda oma kogemuste juurde. Aga ühel hetkel hakati seal vähendama ohvrite neid juhtumisi, hakati mängima, et nojah, aga võib-olla oli see tegelikult üldse niimoodi ja et siis sel juhul mul tekkis küsimus, et miks see sellest räägiti, et jääge siis selle juurde ja kiitkegi seda teatrit kui nagu enda vaatepunktist, andke vahepeal märku, et me igaks juks tuletame meelde, see on meie vaatepunkt, me ei vähenda teiste, aga see läks vahepeal vähendamiseks. Palun. Mina ei suuda Kärt Antonit, kui ma teda kuskil näen, siis minul hakkab peas kohe käima. Reebasake, loe mulle ette see luuletus, sest et kes veel ei tea, siis Kärt Anton, kui te vaatate kui teie laps vaatab, tähendab, sihukest saadet nagu lastesaadet nagu Tuta asjad, siis Kärt Anton on see, kes tegelikult laulab siis Karoliin Jürise asemel. Mis on hästi tore, et kui te olete vaadanud sihukest asja veel nagu Tuta kontsert, siis on hästi tore vaadata, et kui te vaatate laval, tulevad nii-öelda laulutüdrukud ka, eks ole, sinna taha laulma nii-öelda taustalauljad tulevad ka ja siis on nii tore vaadata seda, et sa saad aru, kes tegelikult solist on, sest et kui mingid lavalised liikumised seal netel, siis sa näed, et Kärt Anton liigub nagu natukene vähem, mis on arusaadav sellepärast, et tema on see, kes full laulab tegelikult. Ja see on hästi tore. Sest et tegelikult tiitrites on kirjas, et laulja on Kärt Anton. Võt, ma ei ole juba aastaid Tuta asju vaadanud. Äkki peaks nüüd uuesti üle vaatama. Aga põhimõtteliselt minul oli niimoodi, et mina vaatasin selle ära ja seal oli kohti, kus kohas ma veits nagu röökisin, ma olin üksi kodus, siis ma sain karjuda nagu, sest et ma olin mõne koha peal väga ärritunud ja siis oli üks koht, kus kohas ma lihtsalt täiega naersin ja irnusin, aga me jõuame sinna, et kõigepealt äkki võtame selle kõigepealt tegelikult selle Janeti teema kohe algusesse ära, mis me siin lõppu tõstsime. Võtame. Et seal tuli selline asi välja, et seal siis Janet rääkis seda, kuidas tema oli viimased 4 aastat trupijuht seal, siis ta rääkis seda, mis oli tema töö seal, aidata inimesi, äratada neid üles, vaadata, et kõik magavad, küsida neil, kas kõht on täis ja nii edasi. Ja siis ma sain aru, et seal tuli mingisugune nagu tähelepanek meie podcasti kohta. Ma kohe ei tulnud mul meelde, mis seal täpsemalt oli, aga Märt leidis selle koha ülesse. Et siis oli seal ühes kirjas, mida me ette lugesime, oli selline tekst. Kui see kedagi häiris, siis räägiti sellest omavahel, sest polnud vastutavat inimest, kellele rääkima minna, kes oleks Kaarlit eelkõige korrale kutsunud. Usaldusisik trupijuht oli Kaarlile lükata tõmmata, Kaarel võis temast selja taga nii palju halba rääkida, aga ta oli ikka truu. Ja ometi see sama naine, kes on õppinud sotsiaalpedagoogiks ja jätkab õpinguid lastekaitse erialal, on nii vankumatult ajupestud, et heitis oma karjääri väärtused ja jäi toetama pedofiile. Vot. Ja nüüd teades, et see tekst on Janetist ja siis ma nägin, selles mõttes, kui Janet sellest rääkis, et ma nägin selles mõttes seda valu tema jutus, tema näos, et nagu, et kui sellel hetkel, kui ta seal oli, et ta nagu andis endast kõik, on ju, ta ütles ka, et ta oli täiesti andis endast kõik ära, eks ole, ta ise mainis ka, tegelikult tal ei olnud pädevuski kellegi psühholoog olla, mis on huvitav asi tegelikult, mida mainida sinna. Just, ja siis ta mõtles ka, et tema ei tunne, et tema on brainwashed, aga tal oli kogu seda asja oli väga raske kuulata. See on nagu see koht, mille ma tahan ära mainida. See on see koht, kus ma kõva häälega naersin. Kärt Anton ütles ka seda, minu arust tema ütles seda esimesena. Koos, jah, ta ütles, et ma ei tunne, et ma on brainwashed. Ma nii õudselt naersin, et nagu täiskasvanud inimene ütleb, ma ei tea, mina ei tunne, et ma oleks brainwashed. Nagu, hallo, that's the fucking point of brainwashing. Nagu, what do you mean? Et nagu, ma ei tunne, et ma oleks aju pestud. Jaa, no shit. Et nagu sa ei saa, nagu antud kontekstis ei ole oluline, kas sa olid brainwashed või sa ei olnud brainwashed, aga lihtsalt see, et sa seda ütled, tähendab, et sa ei saa brainwashimisest arugi. Et nagu olla brainwash tähendab seda, et selle eesmärk on see, et sa käi, kui inimesel on aju nii-öelda ära pestud, ta ei käi ringi ja ei mõtle, mul on aju ära pestud. Et see on nii absurd asi, mida üldse öelda.
aga jah, et ka mina sain sellest samamoodi aru, et ta oli ikkagi väga löödud sellest, aga sest et see käib väga tugevalt tema pihta. Aga tegelikult selle kirja sisus on nagu selle probleemi tõstatamine on see, et ei olnud inimest, kelle poole saaks pöörduda, sest et nagu ta siin kirjutanud, et trupi juht oli Kaarlile lükata tõmmata, mis tähendas seda, et Kaarel oli see, kes oli võimupositsioonil. Ehk siis, kui Kaarel väidetavalt kedagi ahistas, siis ei olnud mitte kellegi poole pöörduda, sest et trupi juht oli nende silmis Kaarli lükata tõmmata. It's not a hard concept to understand. Et nagu, et ta ise hakkab rääkima siis seda, et mul oli nii palju tööd ja ma tegin seda ja ma tegin toda ja rääkisin näitlejaga ja küsisin, kas näitlejal, kas sul on kõik korras. Ja see kõik on väga tubli, see on kõik väga tubli trupijuhi töö. Aga see, kui näitleja, sa lähed näitleja juurde ja ütled, kas sul on kõik korras ja näitlejal ei ole kõik korras, aga ta tunneb, et ta ei saa sinuga rääkida, sest et ta tunneb, et sa oled Kaarli lükata ja tõmmata, siis ta ei ütle sulle päriselt, kas tal on kõik korras. Et see on asi, mis mulle tundub totaalselt missis, nagu ta ei saanud sellest absoluutselt aru. Jah, see ongi see, et see usaldusisik, et nagu jah, trupijuht peaks olema ka selles mõttes trupiosadusisik ja nagu Jaagup Tuisu jutust ma sain aru, et ta oligi, et nagu kõik pöördusidki Janeti poole. Valikuliselt on ju, kes nagu tundsid, eks? Tema poolt nagu öeldud, et kõik need, kes siis nagu teda usaldasid, on ju. Aga minu küsimus on see, et kas seal võis olla mingisugust situatsiooni, kus keegi pöördus tema poole nagu päriselt ja sai selle siis laksu vastu nägu nii öelda, et Janet ei kuulanud teda, et siis oleks nagu arusaadav, et mingid inimesed ei julgenud seda, on ju. Aga see ongi nagu minu arust ka nagu naljakas on nagu see, et Janet ju ei rääkinud seda ka ise, et kas keegi oleks tema poole pöördunud. Miks huvitav? Kas sellepärast, et siis ei tulnud keegi või sellepärast, et I can't talk about this? Ma ei tea. Aga see ongi hästi oluline asi, et kui keegi ei tulnud tema poole, siis ma saan nagu 100,000% Janetist nagu aru, et ongi, et tema ei näinud midagi, tema tegeles oma tööga ja ongi. Aga kui keegi tuli ja siis ongi niimoodi, et sealt liikus mingi info edasi Kaarlile ja siis peale seda oli juba teada, et okei, me ei saa Janetit usaldada. Just. Nagu seda tahaks teada, seda tahaks päriselt teada, et nüüd ma kutsun siis neid inimesi, kas keegi tähendab on Janetile probleemidest rääkinud ja mis sa siis vastuseks sai, sest praegu meil on lihtsalt see lause, et teda ei saanud usaldada. Miks? Või teine asi on see, et ja kui mitte keegi ei tulnud, siis ka seal on nagu see variant, et ei tuldud sellepärast, et ei usaldatud. Mingi omavaheline suhtlus. Sest et see võis olla nagu täiesti mingisugune suhteliselt süütu asi, mille pealt keegi luges välja, holy shit, me ei saa talle rääkida. Et inimesed ju ikkagi kommunikatsioonidünaamika võib olla väga vabalt selline, et on üks mingisugune võib-olla süütu kommentaar asi, mille võib-olla ta rääkis edasi Kaarlile, millest tegi mingi kontingent järelduse, okei, selge, Kaarel on tegelikult calling the shots. Okay. Aga see info meil puudub. Jah. Selles mõttes, et see on nagu hästi oluline asi, mida öelda. Jah. Aga lähme siis tegelikult nendeni, mis ma siit välja võtsin, mis on nagu, Kärt Anton näiteks ütles, et suurem osa, kes laagrites käisid, neil oli positiivne kogemus. Kindlasti oli igal pool natukene midagi, et keegi ütles seda ja keegi tegi seda on igas lastelaagris. Ja see viimane lause tõmbas mul nagu wow, et ta võrdleb lastelaagrit, kus mängitakse pudelimänge igasuguseid asju, aga lastelaagrites õpetajad ei tohiks olla need, kes ronivad sülle ja kukuvad suudlema ja paluvad, et võtke noormehed särgid seljast ära ja need hirmsad lood, mis tegelikult igal pool olid. Et see ei ole nagu võimalik võrrelda seda. See, mida noored teevad omavahel, on üks asi, aga kui seal on sees õpetaja ka, ja mul on tunne, et Kärt on seal samas kohas, et tema nagu ei suuda aru saada, et nagu Kaarel oli õpetaja, sest ta oli õpetaja. Tema calling the shots, nagu sa ütlesid. No põhimõtteliselt küll, jah. Positsioon ikkagi hoopis teine. Ja teine asi on see ka, et siit kumab läbi ka minu jaoks nagu see
mida Kaarel ütles, et meedia ei räägi sellest, et on väga palju neid, keda ma ei ole ahistanud, nagu, või noh, see parafraseering, aga nagu see mõte, et noh, tegelikult, et oli ka, ma olen ka väga palju, on inimesi, kellel ei ole minu suhtes pretensioone, mis on the dumbest fucking kuradi enesekaitse, mida sa saad kasutada. Aga see paistab nagu siit ka läbi, et suurem osa, kes laagrites käis, et neil oli positiivne kogemus. Okei. Palun vabandust, aga kui laagris käib läbi, ütleme, 100 inimest ja 100 inimesest on 95, kes ütlevad amazing, best time of my fucking life. Ja 5 tükki tulevad, ütlevad, meid ahistati seksuaalselt. Siis me ei saa toetuda selle peale, et kuule jaa, aga 95 oli nagu jumala hea. Sest et antud hetkel, mis mängus hakkad mängima, on see, et sa hakkad nagu mõtlema selle peale, et ei, et mingi protsent on alati neid, keda nagu seksuaalselt ahistatakse, las need nagu olla, sest et sa annad väga tugevalt nagu selle fooni, kui sa hakkad sellist juttu rääkima. Et aga väga paljudel oli positiivne kogemus. Honey, seal on õhus seksuaalse ahistamise süüdistused. Stop. Jah, sa ütlesid selle ära, aga ma veel täiendan seda selle koha pealt, et näiteks, et ma saan aru, et nad rääkisid muusikaliteatrist, on ju, ja pöörasid selle ainult muusikaliteatri peale, on ju, aga me räägime, et kus toimusid asjad. Muusikaliteater, Lottemaa, Kaari Sillamaa kool ja siis Viimsi muusikaliteater, nagu mina sain aru. Me räägime 4 kohast, on ju. Mul puudub igasugune teadmine, palju neid õpilasi seal oli. Teeme näo, et seal oli 600 õpilast kokku, pohhui, 600 õpilast. Ja 15 inimest on, ütleme, 10 aasta jooksul ahistamise alla sattunud. Et me saamegi nagu kõik aru sellest, et 585 inimesel oli meeletult tore aeg. 585 inimest ei saanud siis mingisugust negatiivset kogemust või kui said, siis see oli nagu part of the kuradima, see, mis seal oli, aga see ei olnud nagu seotud nagu mingi vaimse vägivalla või ahistamisega. Et nagu proovime nagu sellest aru saada, et me saame ka aru, et Kärdil ja Janetil ja inimestel ongi hea ja Aagupil, nendel ongi hea kuradima mälestus sellest. Ja nii ongi, me ei võta seda, keegi ei võta seda neilt ära. Ja, aga mis oli tegelikult, ma võtan korra Janeti asja veel, mis ta ütles, et Janet ütles, et mul on ääretult kahju, et Eesti muusikaliteater on alates sellest kuupäevast, millal see lugu välja tuli, teatava kuvandiga. Kuvand on, et igal õhtul olid organiseeritud orgiad, rolli said need, kes kõige rohkem jõid, kõige rohkem suitsetasid. Kindlasti ei olnud nii, et need, kes midagi mänguga kaasa ei läinud, pandi taha ritta tantsima. Nii, esiteks mina ütlen jälle, et kellele see nagu pööratud oli, et kui õpetajad ei teeks selliseid asju, siis ei oleks sellist kuvandit. Kas nüüd on probleem selles, et see teema nagu välja tuli, siis me ju süüdistame nagu ohvrit. Ei nagu päriselt, ma ei ütle, et Janet nagu teeb seda, ma ei ütle, et Janet süüdistab ohvrit, aga see sama, et tema tunneb, et on väga kahju, minul on ka väga kahju. Mul on ka väga kahju, et selline asi seal oli, aga siis tuleks ju vaadata tegelikult peeglisse nende, kelle pärast see asi on, mitte need, kes sellest rääkisid. Ja, see ongi see sama, et jällegi, see on selline PR nõu, aga üldiselt rääkida kuvandist on hästi halb mõte alati, sellepärast, et eriti jällegi muusika, et teatril on nüüd teatav kuvand. Ja täpselt nii, nagu sa ütlesid, aga selles kuvandis ei ole süüdi mitte need, kes otsustasid sellest rääkida, vaid need, kelle pärast räägitakse. Et see on see päris probleem, et ma ei tea, keegi on kuskil 5 inimest ära tapnud ja siis tuleb järsku välja ja siis oled aga hästi paha ütled, aga nüüd on mul mõrvari kuvand. No, jah, sest ta on mõrvar. No, et see kuvandi jutt oli minu arust küll nagu natukene selline, et et me võime seda laiendada. Nagu probleem on, kas nagu ahistatud ja väärkoheldud inimesed, noored siis me räägime, või siis see, et kuskil on mingisugune kuvand? Just, ja vaata, nüüd ongi see, et nagu teatrimaailma mõttes, võtame selle laiemaks, võtame selle kuvandi mõiste nagu laiemaks selles mõttes, et nüüd on kogu Eesti muusikaliteatril kuvand. Sest et tegelikult mõnes mõttes on, kui keegi ütleb, et ma teen muusikaliteatrit, siis hakatakse mõtlema nagu Marko Ojaväe. Nii. Aga see ei olegi nüüd nagu see, et osad inimesed niimoodi mõtlevad, et ma teen muusikaliteatrit, nagu Marko Ojaväe, ja siis ollakse pahane selle peale, et kurat nüüd rääkisid ja süüdistavad ja nüüd on kõik muusikaliteater on nüüd kuradi vaadatakse viltu teatri inimestele selle kõige pärast. Aga tegelikult peaks viltu vaatama nendele inimestele oma tsunfti sees, kelle pärast on sinu eriala kuvand nüüd selline. Et see ongi see, et ära solgi, sest et kui me oleme ühes tsunftis, siis terve tsunfti kuvand sõltub sellest, kuidas sina meid esindad.
ja kui sa teed siukseid asju, siis nagu jah, see kuvandi jutt häiris mind ka, jah. Siis Kärt taaskord, siis seal oli meil üks kiri, kus nagu kirjutati, et ei lastud sinna teda laulmat, lubati teda laulda seal pulmas ja siis lõpuks Kaarel lükkas selle nii kaua edasi, kuni lõpuks mitte kedagi ei olnud seal olnud, ei olemaski enam, eks ole, ja siis meie andsime mõista, et jah, see on kiusamine, sellepärast, et me nagu nägime seda niimoodi. Ja siis Kärt ütles selle kohta. Päris maailmas sa pead enda ees seisma, sa pead ennast kaitsma, sest kui sa tunned, et keegi hakkab sul üle piiri minema, ütle stopp, tee suu lahti, julgust enda ees seista, võiks juba noortesse süstida rohkem. Võib-olla minuga ei ole juhtunud midagi, sest olen osanud enda ees seista ja panna piirid. Olen Kaarliga tülitsenud ja pannud sinna ka piirid. Absoluutselt, et kui sa tunned, et keegi hakkab sul üle piiri minema, ütle stopp, okei. Aus, selles mõttes, et nagu päriselt, see on hea mõte. Aga mis me nüüd siis selle infoga peale hakkame praegu, kui me räägime noortest, kes oli muusikaliteatris ja kes ei ole nii tugeva isiksusega nagu Kärt? Mis siis nüüd on? Kas me vaatame nüüd otsa neile ja ütleme, et kuule, sa ei öelnud stopp, Kaarel, sa oled ise süüdi. Et see on jälle, see on full ohvri süüdistamine, et ma ei tea, kas Kärt seda niimoodi mõtles, aga see tuli välja niimoodi. Ohvri süüdistamine. Tee suu lahti, jah, julgus enda eest seista, võiks juba noortest süstida rohkem. Nii, kui irooniline see lause seal oli, kuuldes, kuidas Kaarel tegelikult siis ongi primadonnat, see oli seal diktaator, vähemalt meie lugesime selle niimoodi välja. Et siis ei olnud ju Kaarel väga nagu see, kes aitaks neil selles mõttes enda ees seista ja kui ongi julgust enda ees seista, võiks juba noortesse süstida rohkem. Jah, aga seal toimus ju vastupidine. Kuidas saab sellist asja üldse öelda selles podcastis, nagu, et võiks noortest süstida rohkem? Absoluutselt võiks. Aga mis me siis ütleme siis, nagu, et vanemate tegemata töö on, et nad allusid siis nagu tähtsamale inimesele või? Ei, laps peaks olema kaitstud selles kohas, kus on laager või muusikaliteater, mis iganes, vaata, kus on nagu siis tähtsamad inimesed seal. Laps peaks olema seal kaitstud. Me ei räägi mingisugusest, ma ei tea millest. Ma ei tea, mina mõtlesin, et ma üritan läheneda sellele hästi nagu neutraalselt. Aga selle kiusamise ja selle kontekstis rääkida seda, et sa pead enda ees kuidagi seisma, eriti see, et lauljaga oli kokku lepitud ja kõik see, siis ma tahaks nagu täiega küsida seda, et või soovitus edasi, näiteks see on siis kanalile see teema, siin koha peal natukene vabandan ka, sest et ma olen oma ütluses praegu päris karm. Üldiselt tasuks alati kontrollida inimestelt üle, kas nende saatekülalised, kui nad saatesse tulevad, kas nad on kukkunud peaga lähiajal vastu seina või põrandat või mingisuguseid asju, sellepärast, et mul on nagu raske endale ette kujutada, et selline jutt tuleb inimese suust, kes nagu konkreetselt on nagu täiesti nagu konditsioonis. Ma ei saa sellest aru. It's fucking insane to me. Et inimesega on kokku lepitud, graafik on kokku lepitud, nemad esinevad ära, siis esined sina. Nii, see on kokku lepitud. See on see, mis aset leidis. Ja nüüd ürituse käigus lükatakse inimest kogu aeg edasi. Kuigi on kokku lepitud teistmoodi. Kärt, kui sina tuled esinema minu tehtud üritusele ja ma teen samamoodi, siis sa võid enda eest seista peale seda, kui sinu esinemine on edasi lükatud juba 2,5 tundi. Sa võid mulle öelda pärast igasuguseid asju või selle ajal või sa võid isegi ära minna, mida iganes. Aga minu edasi lükkamine leidis aset, minu kius sinu suhtes leidis sellegi poolest aset. Et see, kuidas inimesed reageerivad stressiolukordades, see on erinev ja teine asi on veel ka nagu see, et kas me nüüd eeldame täiskasvanud inimese nagu oskust reageerida sellistes olukordades, kas me nüüd laiendame seda nagu lastele ka või? Lastele ja noortele, et kui sa oled 16, siis sa reageerid samamoodi kui siis, kui sa oled 30. Sellepärast, et võttes arvesse see, kuidas ta ütles seda, siis on täpselt selline tunne, et see on nagu etteide, et miks nagu noor inimene ei käitu nagu täiskasvanu. Gee, I fucking wonder why. Lol, mida iganes. See on nii, kuidas ma ütlen, ta võib enda ees seista, nagu ta ütles, ta on Kaarliga tülitsend. Ma usun seda, selge. Kaarel tunnetas ära, et sa ei ole see inimene, kellega saab teha selliseid asju. Ja see on, ja nagu see on ka, aga see on vana hea probleem. Kui mina sain, siis järelikult saavad kõik.
okei. Kas sa lähed jalutu inimese juurde ja ütled, et mis mõttes sa ei saa trepist üles hüpata? Mis mõttes? Nagu see on nii privileegi pime suhtumine, et mul ei ole lihtsalt, mul kaob absoluutselt igasugune soov kuidagi nagu läheneda sellele asjale kuidagi nagu okei, nüüd lähme nagu lahtiselt peale. Sellepärast, et see on nii suur minu arust intellektuaalne ebaausus tema suust. Et see ajab mul südame pahaks. Tohutult ebameeldiv. Mul sihukest juttu kuulata. Täiega vastik. Covidi ajal ma kuulsin ka seda vaata, et ikkagi ongi, et loodus teeb omad valikud ja et nagu tugevamad jätavad ellu ja siis nagu mul lihtsalt nagu huvitasin ära, et nagu see ei ole võimalik. Et selge, kui see natuke nõrgema, okei. Aga selles mõttes, aga Kärdil, sorry, ma ei lase seda rääkida, aga Kärd võib jumala vabalt, kui see on tema mingisugune maailmavaade, on ju. Siis okei, aga siis ütle nii. Minu maailmavaade on see, kui inimene enda eest ei seisa, siis kõik, mis talle tuleb, siis ta väärib seda. Just say it ja ma respekteerin seda poole rohkem. Päriselt ka. See on täpselt see sama asi, et kui keegi ajab rassisti juttu ja siis kui sa küsid ta käest, kas sa oled rassist, ei, ma ei ole rassist, aga siis ongi nagu see, kui keegi ütleb, et jah, ma olen rassist, siis mul on automaatselt kohe nagu veits rohkem respekti. Inimene tunnistab, inimene on enda sellest kindel, okei, ma ei ole absoluutselt nõus, aga ma respekteerin seda hustlit. Ma respekteerin seda, et inimene on aus. On ju? Ja tamamoodi mul oleks nagu siin ka. Et kui sa nii arvad, siis fucking ütle seda. Ma ei tea. Veel kord Kärti, sorry Kärt, et sinu laused on siin nii palju, aga sa lihtsalt andsid seda materjali kõige rohkem. Kärt ütles suur aitäh Kaarlile, et ta tegi selle laagri 18 aastaselt, ma ei vaetaks seda millegi vastu, ma olen kindel, et see on kättemaks millegi eest, et jaa, see on kättemaks selle eest, et inimesi on seksuaalselt ahistatud. Do you think that's bad? Aga mina mõtlen teistpidi, et kui see ongi kättemaks, mis iganes, teeme need raha asjad. Ja see on kättemaks ja kättemaks ongi see, et keegi oli kuskil kuulnud, kedagi ahistati ja siis hakati uurima, leiti, et oh shit, siin ei ole mingi 1 või 2 ahistamise juht, et siin on neid 10 ja 10 on ja siis on ju väga hea, et see kättemaks tuli, sellepärast, et see kõik tuli nüüd ju ilmsiks või kas me mitte ei taha elada sellises maailmas, kus nagu pahateod saavad karistatud, saavad karistatud ja süüdlased tegelikult tuuakse päevavalgele on ja et siin ei ole mitte mingisugust vahet, miks see teema üles tuli. Aga mina olen aru saanud, et see teema tuligi sellepärast üles, et seda kõik oli liiga palju. Et kõik inimesed arvasid, nad on üksinda, kuni see oli niimoodi, et mind ja mind ja mind ja mind. Ja rääkimata sellest kõige olulisemast asjast üldse, kuidas see podcast läks üle, nad rääkisid lihtsalt sellest mingisugusest sellest, need ongi need kõige väiksemad asjad, ütleme nii, et näed ei lastud laulda ja mingid see ja too on ju ja aga näiteks vägistamise case'ist on ju. Jah, ma saan aru, et Kaarel ei vägistanud on ju, aga null, sellest ei räägita ja siis ongi niimoodi, et ei, see on lastelaagrid, siin ikka toimuvad asjad, keegi ütles kellegile, jah, keegi keppis kedagi vastu tema tahtis või selles mõttes, et siis kui inimene magas või vägistas ju, seal oli konkreetne vägistamissüüdistus tuli meie saates välja ja siis ongi nagu see, et see oligi minu arust nii veider, et nagu why the fuck did you skip this? Kui te tahate kõigest sellest rääkida, te tahate rääkida, et seal on kättemaks. Te tahate rääkida, et inimesed peaksid enda eest rohkem seisma. Okei. That one thing, mis meie saatesse kirjutati, on ju. Nagu, mulle oleks meeldinud, kui seda oleks isegi natukene kommenteeritud. Kas või mööda minnes. Siis nad oleks ka mu käest pähe saanud, et nagu, lihtsalt lähete mööda. Aga et completely fucking ignored. Okei. Mida iganes. That's fucking shady as fuck. Ma ei saa aru. What the hell? Siis oli Künnapas mainis seda, et noorena ei oskagi nooremana ei oskagi inimene olla õpetaja. Ta tõi ka ise näite, kuidas ta ise oli mingil hetkel õpetaja kuskil koolis ja siis ta ka teeks praegu paremini. On. Ja siis ta ütles sükest ka asjad ja üks hetk läksid, siis ta oli Kaarja nende kohta, üks hetk läksid asjad lihtsalt lappama, asutajad said vanemaks, lapsed tulid peale, läks lappama. See sama lause, läksid asjad lihtsalt lappama. Need asjad ei läinud lihtsalt lappama, vaid meil on päriselt nagu järjest situatsioon. See oli juba teadlik tegevus. Ükskõik kui palju need inimesed, kes seda ei näinud, seda ka võivad öelda, et ei, see ei olnud teadlik tegevus. Ja võib-olla isegi Kaarel ja Mark ei ütle, et see on teadlik tegevus, sest nad tegid seda teadmatult. Aga midagi seal oli, mis nagu pani seda asja tegema. See ei ole lihtsalt lappama minek. See on fucking nii karmid süüdistused, nii retsid süüdistused. Ja teate, mis me? Jaagup ütles saates ka, et ta teab rohkem, et ta teab, et neid lugusid on rohkem, kui tegelikult on nagu ilmseks tulnud. Ja mina tean neid lugusid ka rohkem.
Nagu päriselt, aga ma selles mõttes ma ei lähe sinna maale, et ma hakkan rääkima millestki, mis on nagu siin nii-öelda kuulutu tasandil või selles mõttes, kus need inimesed ise ei ole läinud sellest kõva häälega rääkima või ei ole süüdistust esitanud või ei ole kirja saatnud, eks ole. Aga jah, neid lugusid on kahjuks veel. See on tegelikult alles see kuradi pinnapealne see ja siis nagu seda öelda, et läks lihtsalt lappama. See on nii rets, see on lihtsalt nii fucking rets. Jah, et selles mõttes, et noorena nagu eriti see väide, okei, jälle, Amanda, sorry, aga nagu come on, et noorena alustasid, teate mis asja, kui nad alustavad selle asjaga 18-aastaselt ja sinna tulevad 16-aastased muusikaliteatrisse, palun vabandust nüüd kogu ülejäänud ühiskond, minu jaoks ootuspärane, et midagi juhtub. Täiesti. Aga kui sa oled saavutanud, oled jõudnud juba, et sa oled seal kuradi 30-ndates nagu ja sul tulevad sinna 16-aastased ja 15-aastased, siis see ei ole enam lappama minek. See on süstemaatiline tegevus. Et seda ei saa niimoodi. Nooren, et millegi pärast siit tekib nagu see probleem, et ta hakkas 18-aastaselt seda kooli tegema. Ja siis kõik asjad, mis ta teeb siis, kui ta 30-ndates, siis mängitakse nagu seda mängu, kuidagi üritatakse seda maha pesta. No ta alustas nii noorena, aga ta ei ole enam nii noor. Ta on palju vanemaks saanud. Et miks me mängime selle tema nooruse peale siis, kui ta ei ole enam nii noor. Ma ei saa sellest aru. Täiesti absurdne. Kärt Taaskord ütles hoopiski, et Kauro on vastutav, kuna oli direktor. Tasub nagu peeglisse vaadata, et mis seal paistab. Ja siis mul oli küll niimoodi, et you didn't say that. Kas Kauro alandas, kas Kauro näppis, kas Kauro vägistas, kas Kauro ahistas, kas Kauro, on ju. Ja kui Janet ütles, et tema oli trupijuht 4 aastat ja tema ei näinud mitte midagi, ja siis nüüd on nagu selles mõttes julgust Kärdil siis kõva häälega öelda, et Kauro vastutab selle eest, mis seal toimus, sest tema oli direktor. Jah, see räägib endale vastu täielikult. Ta räägib täiega endale vastu. Siin ongi see probleem, et kui sa ütled, et Kauro vastutab, siis sellisel juhul vastutab ka sõbranna diivanil. Palun vabandust. Et kui sa siiralt arvad, et Kauro vastutab, siis sõbranna diivanil on täpselt samamoodi vastutab. Sellepärast, et tema oli trupijuht sellel ajal. Siin me mängime selle siis puhtalt selle sama loogika alusel, selle sama printsiibi alusel löön ma selle palli sulle lihtsalt äravasse praegu. Teine variant on see, sinu sõbranna diivanil ei vastuta. Aga siis Kauro ka ei vastuta, kui ta ei teadnud või ei saanud midagi teha selle pärast. Kui me räägime mingis mõttes nagu juriidilises mõttes, et tema oli direktor, tema oli teatrijuht on ja siis organisatsioon vastutab ja kuna tema on organisatsiooni esindaja, siis seal on mingisugune, me võime öelda, et seal on nagu mingisugune vastutuselement tekib läbi selle juurde. Sure, me võime seda öelda, aga üksikisiku tasemel on see välja naerdav täiesti. Siis Künnapas rääkis oma balletikoolis, kus käis ka alandamine ja piitsutamine ja siis ta ütles ka, et aga ma võiks pooled balletiõpetajad ära canceldada, aga ma ei tee seda, sest et kool tuli mulle kasuks. See on natukene selline, see on minu jaoks natukene selline mõistetav positsioon, et täpselt samamoodi ma võin kuna nendest asjadest on avalikult räägitud, siis ka mina räägin nendest asjadest avalikult, on ju, aga näiteks teatrikooli puhul on mul ka nagu see, et ma olen teatrikooli suhtes olnud avalikult väga kriitiline. Sellepärast, et ma leian seda, et kuidas teatrikooli nagu läbi viiakse, kuidas see õppe toimub, et seal on ainult praktikud, on ju, mis on arusaadav, et seal on ainult praktikud, aga see tekitab teatava nõrkuse kool, nagu sellesse haridusse, mis sa saad. Ja ma olen nendest rääkinud, avalikult olen rääkinud sellest, et Kalju Komissaroviga ma ei saanud läbi, ma olen avalikult rääkinud ka sellest, et Kalju Komissarovi meetodid õpetamiseks ei olnud nagu mitte ühegi külje pealt tänapäevasetele nõuetele vastavad minu arust. Aga jah, ma olen ka selles positsioonis, et aga ma ei oleks ilma Kaljuta ka näitleja.
aga ma sellegi poolest võin mina kõrvalt. ütleks selle kohta, et aga siis oleks sul keegi teine olnud, kes oleks olnud äkki selles mõttes palju parem ja oleks osanud teistmoodi need asjad selgeks teha ilma, et ta peaks olema vaimselt nagu vägivaldne, eks ole. Ja sama, hetkel mina nagu pigem võtaks seda, et sa oled ise öelnud väga hästi, et nagu need inimesed, kes ütlevad, et ei, mu isa lõi mind, vaata, aga ma olen tänu sellele parem inimene. Türa, see kõlab minu jaoks täpselt samamoodi. Jah, mul oli balletikoolis terve õnnike inimesi, kes mind ahistasid, piitsutasid ja tegi mulle liiga, aga ma tänu sellele olen parem näitleja. Türa, aga sa ei tea seda ju. No selles meil puudub igasugune info sellest, kui hea näitleja sa oleks olnud, kui sul ei oleks olnud neid inimesi, kes sulle liiga tegid. Et samamoodi ma saan sellest loogikast nagu aru, aga see ju minu jaoks tähendab seda, et okei, et Kaarele need tegid küll pahasid asju, aga teised on nüüd paremad lauljad selle pärast või paremad esinejad värgid särgist. No jah, aga neil on kuradi, nad on katki. See ei parane, aga hea küll. Mis sa arvad sellest minu mõtte lõngast praegu? Ma saan aru, veits nagu, ma ei tea, kas see on õige termin, on survivorship bias, et nagu ma elasin selle üle ja siis taha vaates mõtled, et tegelikult oli kõik ju hea ja kõik nagu kuidagi siuke. Aga nagu teine asi on see ka, et ma ei vaida absoluutselt vastu sellele, et mingid vanakooli asjad olid nagu liiga karmid või midagi sellist. Jaa, absoluutselt on ju. Aga nendest asjadest tuleb rääkida puhtalt selle pärast, et tulevikus oleks parem, et järgmistel oleks parem. Seepärast, et me ehitame alati süsteeme oma kogemuse nagu baasilt. Me ehitame erinevaid süsteeme paremaks ühiskondlike kogemuste alusel. Mis tähendab seda, et kui eesmärk ei olegi vanu õpetajaid canceldada, mis on hästi tore asi, mis ta nagu ütles tegelikult, Künnapas ütles ju seda ka, ta ütles inglise keeles ilusasti, they didn't know better. Mis on õige. Selles mõttes need õpetajad oskavad niimoodi õpetada, sest et neid on niimoodi õpetatud. Jaa, aga sa ei pea ütlema seda, et see õpetaja ütled nimeliselt välja on värdjas, sellepärast, et tema tegi selliseid asju, et tema õpetas niimoodi. Sa võid rääkida, aga nii nagu mina üldiselt teatrikoolist räägin, mida ma olen väga palju rääkinud, et on see, et peale erialeksamit tuleb minu juurde õppejõud, keda ma ei ole kunagi nimeliselt nimetanud, tuleb minu juurde õppejõud ja ütleb mulle ja Kristjan Lüüsile, et väga hea oli see, mis te tegite eksamil. See oli väga hea, aga midagi oli puudu. Ma ei oska täpselt öelda, mis asi see oli, aga nagu mingi asi oli puudu. Mis on kohutav tagasiside, sest et see on täiesti infovaba. Seal ei ole ma ei saa mitte midagi sellega peale hakata. Aga ma ei ütle, kes see inimene on. Ta tegelikult on tore inimene kõik, aga võib-olla mõni tunneb ära, good. Aga ma ei pea nimeliselt ütlema, aga ma lihtsalt, see on minu tagasiside mitte inimesele või et inimest canceldada, nagu me tänapäeval räägime, vaid et lihtsalt anda süsteemile see tagasiside, et selline tagasisidestamise vorm ei tööta. Täpselt samamoodi võid ka sina öelda seda, et jah, minu ajal balletikoolis oli niimoodi, see ei olnud õige. Niimoodi, mina elu sees niimoodi õpetaks, ma arvan, niimoodi ei tohigi õpetada. Aga meie ajal oli niimoodi. Et nagu see on ka okei. Et mina otseselt tegelikult siin Amandala nagu turri otseselt ei karga. Mina ei taha kellegile turja karata tegelikult, et ma lihtsalt väljendan oma mõtteid sellest, mis ma loen, aga jah, see saate aru juba. Ja viimane selline pikem Kärdi öeldud asi jälle taas. Kärt ütles, 2 noore inimese elul on suhteliselt ikkagi kriips peale tõmmatud. Nad ei tööta kumbki enam, istuvad kodus. Loodan, et ohvrid käivad ka terapeudi juures, räägivad neid asju. Kõigest on võimalik välja tulla. Kui vaja ka mingeid andestamisi teha, loodan, et kõik õpivad sellest loost midagi. Ja lisaks siis nagu nii Janetil kui Kärdil on hirm, et nad teevad midagi fataalset. Nad räägime siis praegu Margist ja Kaarlist. Siin on nagu natuke liiga palju seda asja selles mõttes, et alustame kohe esimesest lausest. 2 noore inimese elul on lihtsalt suhteliselt ikka kriips peale tõmmatud, nad ei töötab kumbki enam istuvad kodus. Huvitav, mis põhjusel nad küll see on, kas see on siis sellepärast jälle, et tuli Pealtnägija saade ja kirjad ja tõestused, screenid, mis iganes asjad, et nad ju nagu ise tegid seda. Esiteks ja teiseks need inimesed, miks me ohvritest ei räägi? Miks türa üldse ohvritest ei räägi? Selles mõttes talle nagu tuli, kui ta ütles seda asju, tal nagu tuli see meelde, see oli väga tore oli seda vaadata, et me oleme sisuliselt peale, ikkagi 2 inimese elul on kriis peale tõmmatud ja siis järsku. Ja ohvrid ka, et Jaagup küsis, et kas sa räägid praegu Karlist ja Margist või ohvritest,
et suhteliselt kriips peale tõmmatud, ma räägin sulle, siin on jälle need terve mitukümmend või mitu teist inimest on, kellele on väga paljude asjade pärast kriips peale tõmmatud, kellel on kuradi häired, kellel on kuradi depressioonid, ja siis siin on selline asi, et ta ütleb, et kõigest on võimalik välja tulla. Kallid inimesed ei ole võimalik kõigest välja tulla. Ja niimoodi seda öelda, niimoodi mööda minnes, kõigest on vaja välja tulla, kui on vaja ka mingeid andestamisi teha. Kas nagu on esiteks, kas süüdlased on käinud ja palunud vabandust? Just, ilma et ta hakkaks õigustama enda tegusid, vaid nagu kuulama ära, mida teisel inimesel on öelda ja siis öelda, et jah, mina Kaarel, näiteks, teeme näo, et ma olen Kaarel. Jah, tõesti, ma tegin seda, ma käitusin ülimalt halvasti, kas või andagi teada, et näed, et mul oli alkohol sees, see on täiesti pöörane, ma ei ole 3 ööd saan magada, et ma nii tegin, ma palun väga vabandust. Ma tean, et see ei päästaks asja, aga kui inimene päriselt tunneb süüd, siis see on ka nagu suur asi tegelikult. Ja ohvril on palju parem selles mõttes, et inimene nagu, ongi, kui inimene andestab, tegelikult see on nagu oluline asi, kuigi minu andestus on praegu eriti hea, aga ma lihtsalt tahaks teada, kas kellegi ees on päriselt andestatud ilma õigustamiseta. Jah, et nagu andestus palutud siis, et see nagu nii veider on nagu see, et ma olen nende pärast mures ja siis ütleb, et no ja ohvrid võivad ju ka andestada. Hallo! Et nagu see millegi pärast on nagu see, et ohvrid on need, kellega tehti neid asju ja nüüd see on ohvrite ülesanne. Järsku veel ka, nüüd andke andeks ka. Sellepärast, et vaadake, neil on kahekesti, neil on praegu raske. Ja neil on raske sellepärast, if it ain't the consequences of my own actions. Täiesti uskumatu, et nagu, mul oli täpselt sama, ma kuulasin seda, nad istuvad kodus, huvitav miks? Huvitav, miks Jaagup seda välja või kes iganes editis seda saadet, sest et saade oli kindlasti palju pikem, palju oli välja lõigatud. Mind täiega häiris, ma tahaks minna paralleelreaalsusesse, kus kohas Jaagup ei küsi, et kas sa räägid Markist ja Kaarlist praegu, vaid et ta ei oleks seda üldse küsinud. Et ma oleks tahtnud näha, kas üldse ohvrid oleks meelde tulnud. Ja vaata, siin on see asi ka, et ma saan ka nagu selles kontekstis, ma saan nagu pihta sellele mõttele, et kui nende suhted olid Marki ja Kaarliga väga positiivsed, siis inimlikust perspektiivist ma saan aru, nad tunnevad neile kõige rohkem kaasa. Ma saan sellest aru. Aga ja siis oleks isegi nagu, mõnes mõttes oleks nagu lihtsam andest, ei oleks ikkagi, ma röögiks, et aga ohvrid kogu aeg. Aga jah, et seal on nagu see aspekt küll, et need ohvrid niimoodi kõrvale visata kogu selle asja juures on nagu tegelikult ikkagi jube sketš, ma ei tea. Ja viimane lause, et loodan, et kõik õpivad sellest loost ka, et kas sa oled Kaarlile ja Margile öelnud seda, et mis te olete õppinud sellest, mis te teeksite paremini, seepärast, et mida saab õppida inimesi mitte usaldama. Ja. See on üks võimalus, mida tegelikult ohvrid saavad õppida tegema, et ja. Ja siis see asi ka, et Kärjal ja Jaanetil on hirm, et nad teevad midagi fataalset, Kaarel ja Mark, siis igast kirjast ja igalt poolt on välja tulnud, et Margi puhul oli see eriti põhiasi oli see, et kui midagi avalikuks tuleb, et siis ma tapan ära ennast. Just. Mis on minu jaoks, et see, et ta seda kardab. Nii, palun vabandust. Nii, ma väga vabandan nüüd siin Janeti ees, aga kui ühe inimese pidev manipulatsioonitaktika on see, et ma tapan ennast ära ja siis nüüd sa oled seal stuudios ja räägid seda, et sa kardad, et nad võivad teha midagi fataalset. Kui sul on nüüd see hirm sees kogu aeg, siis sa tegelikult, kui sa ütled, ma ei tunne, et ma oleksin ajupestud. Ma arvan, et ma ei pea rohkem mitte midagi ütlema. Ma arvan, et me saame aru, kuhu ma tüürin. Me saame aru, kuhu sa tüürid ja me saime tegelikult ka aru, kuhu see podcast tüüris ja tegelikult ma tahan ühe siiski nagu aitähi ka öelda, ma tahan selle aitähi öelda tegelikult Jaagup Tuisule, kes kogu selle asja juures oli, kuidas sa ütlesid, kõige külmema peaga ja kes pidevalt tuletas meelde ohvreid, kes andis mõista, et kui kellelegi tehakse liiga, siis oli seal mingisugune noorte telefoninumber, et kuhu helistada, midagi kirjutada. Et mulle nagu tegelikult see meeldis, pluss veel see, et kui Kärt rääkis jälle mingit lugu, et temaga midagi juhtunud ja tema oli meist kõigist vanem natukene, siis nagu Jaagup ütles, et no jah, aga sa ei olnud sihtgrupp ka ju. See oli holy shit, kui hea koht see oli. Et ma
mina sain aru, et Jaagup mainis, et ta ei olnud noor poiss. Et nagu, et true, sinu elu oli hea, see on noor poiss. Et see teema selles mõttes on tore, et tõstatati, aga kahju, mul on nii kahju, sest mulle kohutavalt meeldivad kõik need 3 noort näitlejannat ja Janet Maihit siis on super, et ma ei tea, lähme edasi, ma ei tea. Jah, selles mõttes nagu ongi, noh, mina olen tänase saatega vähemalt Kärdiga igasuguse silla õhku lasknud, kuigi rebaseke, fucking amazing. Aga jah. Oota, üks asi veel, mis on nagu Kärdi koha pealt huvitav, et Kärt Anton on leidnud huvitavat pooltelt endast. See Magda Beauty video, mis ära kustutati, see, kus tema siis tegid seda naljavideot järgi, vaata. Aha. Tema oli see, kes mängis Sandra Vallerit, ehk siis seda influencerit. Oh no! Mis tähendab, et ta on ka Magda Beauty'ga seotud ja nüüd ta on nagu, siis kui need, ütleme niimoodi, et siis irvitasid selle situatsiooni üle ja pärast kustutasid selle video ära. Tema oli üks osaline sealt. Ja kuidas on võimalik nagu paari nädala jooksul niimoodi ämbrisse astuda kahte kohta? Ma loodan, et ta sai palka vähemalt tõesti selle gripi eest. Täiesti peres. Oh no. Okei, aga lähme siis edasi. Ma ei tea. Tuju läks ära. Tuju läks ära. Ma mõtlesin, et ma ei ütle seda, aga ma ütlen ikkagi, et siia lõppu, ma ei tea, ma lihtsalt ütleks inimesed, kelle mõtetest me täna rääkisime. Kui teil on millegi pärast ilge tahtmine või soov kuidagi nagu reageerida või vastata, fucking don't. Päriselt. Tehke nii nagu ohvrid, who were just forced to fucking take it. Et ma ei tea, sellepärast, et te ei suuda mitte ühtegi argumenti esile tuua, ei suudnud selles saates ja ei suuda praegu ka, kuidas nagu siit võitjana välja tulla. Et teate, mis asja? Võtke enda soovitus, kindlasti on võimalik kuidagi eluga edasi minna. Ja võib-olla ka andeks anda. Et võite meile võhkarit @gmail.com õun 6 võite kirjutada, öelda, et annate meile andeks. Sorry, ma lihtsalt olen hästi toksiline praegu. Sa tõesti oled kuri praegu. Sest et see on nagu lihtsalt kogu see saade, ma vaatasin selle ära ja ma panin selle kinni ja ma lihtsalt, mul oli vaja ekstra kohvi, lihtsalt sellepärast, et nagu kurat küll, mis asja, Aga sa tõestasid seda, mida tegelikult nad ütlesid seal, et ega sellel teemal ei julgegi väga sõna võtta, muidu lennatakse peale, et jah. Ja olles selle välja öelnud, siis nad võtsid sõna selle kohta. Jah. Nii et here I am, rock you like a hurricane. Aga lähme siis ruttu edasi, lähme täiega palju positiivsemate teemade peale. Näiteks räägime tublidest Eesti sportlastest. Õhtuleht kirjutab, et tiim Reinarti triumf, Eesti karikavõistluste parim treener Eleri Reinart nutis juba enne õpilaste kordaminekuid. Andreas, mul on tunne, et see on sinu teema või ei? Kuidas on? Ma sain sõnumeid. Ma läksin täiesti endast välja, kui ma seda nagu pealkirja nägin, et alustuseks see, et nüüd on siis kangelased tiim Reinart, kes tegelikult on ka tõestatud ja väga palju nagu pahandust teinud, küll on ahistamist, küll on vaimset vägivalda ja kõike seda, et nagu täiesti crazy. Ja nüüd on nad kangelased ja David Zerp lihtsalt paneb peale Eleri pildi suure kangelase pildi sinna peale. Tiim Reinarti triumf! Vau! Siin on niimoodi ka, et nõrgad jäävad pikali lamama ja ennast aletsema, tugevad tõusevad püsti, rapsivad tolmuriietelt maha ning liiguvad endise hooga edasi. Et kas tõepoolest on siis see siis nagu siis, et tiim Reinart on siis need tugevad selles mõttes, et mina mõtlesin, et tugevad ei ole need, kes ei kasuta vaimset vägivalda, kes ei alanda teisi, kes ei proovi enda treenitavaid ahistada, mitte need, kellele on tehtud süüdistus, kes kaevasid endale veel auku sügavamaks laseri saates igal pool, kus nad midagi ütlesid, ja nad on tugevamani välja. Rääkimata sellest, et okei, seal on nüüd üks see, et sa võid treeneriks panna ükskõik kelle, kui sa oled sportlane. Et tegelikult sa võid panna. Kui mina lähen praegu võistlema, ma võin panna sinu ka treeneriks. Aga ma ei mäleta, äkki nüüd peavad olema treeneripaberid ka. Vanasti võis olla suvaline minu arvates.
aga kui nad ju tegelikult, neil oli ju keelt peal. Kes kurat tegelikult neid treenis? Oot, kas nad ikka treenisid ise vä? Oota, aga siis nad ju tegelikult ju rikkusid reegleid või ei vä? Kui parim treener, mis ta siis tegi siin kuu ajaga, tegi siis... Tuli kuu ajaga, lõi korra majja. See on võimas ja teine küsimus on, miks Peep laval ei olnud? Miks Eleri Reinart oli treener? Sest et mina olen ikkagi aru saanud, et Peep Reinart on ikkagi kogu see kavade kokkupanija ja see, et mis värk sellega oli? Et mul lihtsalt puudub info, et lihtsalt või pärast äkki keegi teab, miks Peep ei käinud medaleid vastu võtmas, mis värk sellega oli. Aga jah, novembris 2025 määras Eesti Kulturismi ja Fitnessi liidu toonane juhatus Team Reinarti eestvedajatel Peep Eleri Reinartile tähtajatu tegutsemiskeelu. See on väike meeldetuletus. Nii treeneri, kohtuniku ka ametnikuna. Detsembri alguses võttis Eesti Olümpiakomitee treenerite kutsekomisjonil mõlemalt 5. astme treeneri kutsed ära ka. Ja see on hästi huvitav, et see on kirjutatud toonane juhatus. Ja siis, kui tuli uus juhatus, siis mingil põhjusel hakati jubedalt võitlema nende eest. Kurat, jälle mul tekivad küsimused, miks see on nii oluline asi, et selle käest kohe võitlema hakata. No, lõpuks tuli välja, et selles mõttes oli kasu ka. Aga miks uus juhatus nii hakkas võitlema? Jah, huvitav. Aga nüüd on siis uus EKFL juhatus eelkäijate otsused tühistanud ja 23. märtsil rahuldas Tallinna halduskohus Peebu ja Eleri esialgse õiguskaitse taotluse ning taastas kohtumenetluse ajaks neid teravõetud kutsetunnistused, mis tähendab, et siis praegu nad saavad jälle rahulikult kõiki asju teha, nii ka kuni uuritakse, eks ole. Okei, ja kui tuleb välja, et nad on süüdi, siis ikkagi Eleri jääb oma treenerite medalitega alles või? Suure tõenäoliselt küll, jah, sest sellel hetkel ta oli vaba. Jah. Sest et treeneri kutsetunnistus ära võeti, selle kohta ütles kohus, et see ei ole põhjendatud. Ehk siis tegelikult ta on nagu tagasiulatuvalt on ikkagi treener nagu. No selge, siis, aga ikkagi küsimus see, et kui nad ikkagi seal kõik koos Spartas trenni tegid ja et kas ikkagi reeglid rikuti või mitte, see on nagu huvitav küsimus ka. Aga laupäeva hommikul tuli siis Eleri Salme kultuurikeskusesse juba 7:30. Et aidata hoolealustel võistlusteks valmistuda, nutsin trepi peal, edastab Eleri, kellel kangastusid silmed toredad mälestused kui ka must eluperiood. Ta möönab, et eelmisel kevadel hargnema hakanud ebameeldiv sündmuste jada muutis kogu tiimi tugevamaks. Väga sektivärk. Väga sektivärk, jah. Me oleme veel tugevamad, nad võivad meie vastu võidelda, aga meie ikkagi aga mul on see jälle küsimus, aga ohvrid on cancelled. Jah, kusjuures ma hakkasin praegu mõtlema selle peale, kui kohus otsustas, et nende treeneri kutse äravõtmine ei ole nagu, siis ma mõtlen selle peale, äkki siin on isegi see loogika, et äkki nad treenisid, nad olid treenerid, ei saa mitte midagi teha ka, sellepärast, et nende kutse äravõtmine oli sisuliselt nagu tühine. Nagu, ma mõtlen ka selle peale äkki. Et see on õigus tühine, mis tähendab seda, et ta tagasiulatuvalt, ta treenis, tegelikult ta olekski võinud treenida, sest et see, kui treener, ühesõnaga, seal on vist see klausel, ma arvan. Aga jah, vaimselt on tugevamaks tehtud. Ja siis tegus treenerite tandem. Tegusad olid kohe tõesti, jah. Mulle meeldib see, et nagu üldse ei ole nagu antud märku, nagu kelle poolt ollakse. Yeah. Aga tegus treenerite tandem on kogu aeg rüganud õpilaste hea käekäigu huvides. Wow! Olen töötanud ka öösel, Briana ärkas kell 1 ja ülle 2-3 paiku osutab Eleri, et juuniorite bikiini fitnessi maailmameister Briana Kronilitsev treenis vahepeal Austraalias ja tiimi Raudvara Ülle Välk on varane treeningute alustaja. Et see on see, vaata see jälle see vana hea, et me oleme nagu perekond, vaata. Yeah. Me oleme nagu perekond, kus kõik maksavad siis papale ja mammale raha. Ja siis see ongi need, ma ärkasin kell 1 või kell 3. No jah, sa oled nende treener, nad maksavad sulle raha, üks on Austraalias. Nagu, jah, mis siis on? Jah, sa teed oma tööd, sa oled valinud sellise töö, et see on see, kui minu ütleme, et ma töötan distantsilt ja töötan inimeste, kes elavad Austraalias, siis ma ei ole nagu, mina ärkasin öösel üles, et tööd teha. Ei, ma ärkasin, sest et oma tööd teha sellel õigel ajal, kui seda tehakse.
kell 12 alanud ja kell 8.15 õhtul lõppenud võistluse algusest oli möödunud alles tund, ütles Eleri, et hääl on ära. Tema ergutus ja õpetussõnad kaikusid kõige valjemalt üle suure saali. Pane nüüd hullu, utsistas treener Martin Pähnat enne juuniorite klassikas ja kulturismi vabakava. Jaa, aga siin on selline lugu, et see ei ole midagi kriminaalset, see on nagu tegelikult täitsa nagu normaalne osa Tiim Reinarti käitumisest, aga linnukene seristas mulle ja tegelikult saadeti mulle ka video ja tegelikult anti märku, et Eleri oli natukene, kuidas seda öelda? Joobeseisundis. Jah, ta oli joobeseisundis olnud. Ja siis hiljem, kui ma nägin kahte väga olulist ja tähtsat inimest fitnessi maastikul, siis ma küsisin nende käest, et te olite seal, kas see vastab tõele, et mulle saadeti selline info, et oli joobesolekus Eleri siis. Siis mulle öeldi, et joobesolekus öeldud on kergelt öeldes. Et Eleri oli ikkagi kuritarvitanud alkoholi ikka korralikult ja üks neist härrasmeestest ütles ka seda, et Eleri isegi ei püsinud püsti ühel hetkel. Huvitav, kas teil mingi pingelangus või mis asi see on? See võib olla pingelangus, et meil tekkiski seal omavahel arutelu, et kuidas on võimalik niimoodi, et ta on teist korda siis praegu olnud vaba sellest karistusest ja siis ta teeb nagu sellise asja, mis ei ole selles mõttes, et nagu kõik me oleme alkoholijoobes olnud, aga jälle inimesena ma hakkasin kohe mõtlema, et jah, see võis olla tõesti see, et seal võis olla mingisugune närv, kogu see asi, mis on olnud, eks ole, et see võis tõesti on, aga see pudel kaasa üldse võtta või juba alustada kodus. Nagu, see on nagu huvitav. Et ikkagi jah, see sama, et seal tiimis alkohol on auses. Nojah, siis on nii, ei ole midagi. Aga igatahes Peep Reinart ütles veel seda, et täna oleme siin nagu vahepeal poleks midagi juhtunud. Jaa, absoluutselt. Ma kujutan ette, et need ohvrid, kes nägid seda, et nad olid seal nagu midagi poleks juhtunud, siis nemad kindlasti tunnevad samamoodi, et midagi pole juhtunud. Peep Eleri ikkagi saavad teha, mida nemad tahavad ja meie oleme siis nurka surutud ja cancelled ja persona non gratad ja meie valetame ja kõik muud asjad, aga nendega ei ole midagi juhtunud. See on nii fucked up lihtsalt. See on nii fucked up. Ma ei tea. Jah, ebapopulaarne seisukoht Märt Koigilt. Ärge tehke sporti nagu professionaalsel tasemel. Kohutav aeg. You're in for a bad time. Speaking of bad time, lähme järgmise teema peale, et me ei saa, meie saade on jam-packed huvitavate inimeste poolt. Õhtuleht kirjutab, et taas lavadel Venno Loosaar ministri prouale minu poolt sügav kummardus julguse ja neutraalsuse eest. Et Volbri õhtul asub Tartus publikud naerutama trio, kuhu kuuluvad sedapuhku Seppo Seeman, Ain Varts ja Venno Loosaar. Saad aru, see, et Seppo Seeman 54 on, mul ahu eitas ära. Ei, nagu päriselt. Minu Seppo Seeman nagu 10 aastat tagasi nägi välja nagu 54. Ja minnes 20 aastat tagasi nagu välja nagu 54. Et jah, loogika järgi võib olla küll 54. Minu jaoks on nagu hämmastav see asi, mida ma poleks elu sees pakkunud, on see, et Seppo Seeman on noorem kui Venno Loosaar. Ei, ma räägingi, Seppo Seeman 54. Mis tähendab seda, et kui ta 96, ma mäletan 96 ta kuldse trio kõik müügiks albumi tegi kaasa, siis tegi 96, 30 aastat tagasi. Ta oli fucking 24, kui ta läks kuldsesse triosse. Holy shit! Ma ei arvanud seda, ma eeldasin ka, et ta oli vanem juba siis. Jah, aga jätkan uudisega. Lavale jõuab nende komöödietendus Me ei jää vanaks, me muutume hoopis paremaks. Tartu Ülikooli meediauuringute kaasprofessor ja sotsiaalteadlane Maria Muruma-Mengel jagas pühapäeval Facebookis komöödietenduse plakatit ja kirjutas: pedofiilia seksuaalkuriteod ei ole paljude meeste arvates eriti taunimist väärt. Kuidas muidu selgitada seda, et kõik need inimesed, kes sellega seotud on, kuidas te saate? Kuidas siis? Loosaare muusikust lavapartner Ain Varts pole Õhtulehe ajakirjaniku küsimuse üle teps mitte rõõmus. Te võiks selle vana asja ära unustada, põrutab ta. See asi on meie poolt lõpetatud juba ammu. Ärge keerake seda tolmu üles. Nägemist.
Sepo Seeman jääb paraku tabamatuks. On aga temagi kohe kindlasti oma Semu vanas paadis. Kolmapäeval postitas kitarri tinistav Loosaar. Semu vanas paadis. Päris hea. Oma vanas Semu paadis, aga oma Semu vanas paadis on palju parem. See on parem. Kolmapäeval postitas kitarri tinistav Loosaar Facebooki video, kus rõõmsameelse Sepoga, kes talle mitu korda õlale patsutab, etendusele reklaami teeb. Õhtulehele ütleb Loosaar, et mõistab täiesti ajakirjanduse huvi. Kahjuks minu kogemus ajakirjandusega suhtlemisel on nii mõnigi kord lõppenud minu sõnade mõtte kontekstist välja revimisega. Seega olen väga ettevaatlik 4. võimuga lävimisel ja hetkel ei soovi midagi kommenteerida. Ta lisab oma vastusele naeru näo ja kutsub tulge peole. Sotsiaalminister Karmen Joller kommenteeris Murumaa Mengeli Facebooki postituse all: nii jälkus ja kuriteguga poleks, kas inimene ei tohiks sinu meelest enam oma erialal töötada, muidugi eeldusel, et ta lastega kokku ei puutu. Sa eelistad, et ta jääb ühiskonna ülalpidamisele. Sotsiaalteaduste vastus ministrile on resoluutne. Jah, ma arvan, et pedofiil ei peaks teenima raha armastatud esinejana. Joller jätkab järgmises kommentaaris: küllap rahvas siis otsustabki, kas ta sobib näitlejaks või mitte, või kas ta sobib näitlejaks või mitte. Ja see seab ka tema valiku ette. Minu jaoks on peamine, et inimene saaks sõltumata sooritatud kuriteost jalad alla ja hakkaks ka ise riigi toimimisse panustama, mitte jääda abivajajaks. Ja loomulikult tähtis on see, et kuritegu jääks minevikku. Pedofiilide jaoks on selleks eraldi meetmed. Eestis eriti neid meetmeid tegelikult ei eksisteeri. Mida kostab Loosaar ministri kommentaaride kohta? Ministri prouale minu poolt sügav kummardus julguse ja neutraalsuse eest. Tema küsimuse püstitus oli õigustatud. Lisan igaks juks juurde minu arvates. Nii, kõigepealt, Andreas, mida sina arvad kogu sellest asjast? Mina tahaksin öelda, et Ain Varts tahaks teada, mida Ain Varts mõtles sellega, et see asi on meie poolt lõpetat juba ammu. Mida tema siin lõpetas? Esiteks, nagu, või temaga lõpetas, või kuhu ta lõpetas või nagu millal ta lõpetas, jah. Ei tea, aga igatahes see pedofiili asi on ammu lõpetatud, seega seda enam ei ole üldse olemaski. See natukene kõlab minu jaoks, nagu palun vabandust, aga see asi on meie poolt lõpetatud juba ammu, nagu ta oleks isiklikult kägistanud ära selle ohvri, nagu mingil hetkel kuskil metsatuka all. Appikergi tuleks välja, et Ain Varts on ka asjaga seotud, et me lõpetasime selle asja ära, et venno sai juba karistada jätke rahule. See on Ain nali. Aga mõtle kui õudne, kui ta ütleb, et see on meie poolt ammu lõpetatud, politsei kergitab kulmu, what do you mean? Ja siis hakkab uurima ja siis on nagu aga jah, et selles mõttes Oota, sa ütlesid, mida ma arvan, ma tahan ühte asja veel öelda, jäta ma mõtte, pane kirja, muidu unustad ära, unustan oma mõtted ära. Ma jagasin Instagramis seda tulge peole seda posterit või reklaamkutsungit juba mingi kuradi 6 aega tagasi. Ja tead, et ainult üks inimene vastas sellele nagu mingi story'le mul või? Ja see oli Toomas Legrand, kirjutas what the fuck, nagu mida munni, vaata. Ja kõik jooksid sellest üle ja nüüd oli niimoodi, et Maria Mungul Maria Mungul igatahes. Ma lihtsalt ütlen sulle, tegu on meie saate kuulajaga. Ma tean. Tähendab, mul läks asja Murumaa Mengel. Palun vabandust, Murumaa Mengel. Maria Mungul. Et igatahes, ma tahtsin lihtsalt öelda seda, et kui ebaolulised on mingid suvalised väikesed F-kategooria influencerid nagu mina, siis on olemas Murumaa Mengel, kes tõstatab probleemi ja sellest saab päriselt probleem, et seega aitäh Murumaa Mengel, mis ma ütlesin, Mungul või? Mungul. See on lihtsalt, see on tema lühem nimi. Maria Mungul. Oi, palun vabandust. Oh my god. Aga igatahes ma tahtsin öelda, et jah, kuidagi inimesed vaatavad sellest mööda ja aga need on vähemalt õnneks see suure kella küljes, sest aga see on jälle küsimus, see on see, nagu ma bulletites küsisin. Märt, mis sina arvad, et selles mõttes, et siin on see küsimus, et aga mida inimene peab tegema, on ju? Siis ongi see, et okei, et aga ärgu olgu avalikus esinemises siis, et kas ta peab siis ka nagu peitma ennast nagu täiesti ära, on ju? Noh, inimesed nagu arvavad, et jah, peida ära, et sa saad teha kuskil Excelit, sa saad kuskil mingisuguseid asju teha, on ju, et ma ei tea. Minu seisukoht on tegelikult selline, mis te võib-olla olete kuulnud, on selline meediauurija nagu Maria Mungul, et ma olen tema, fuck, it's so funny, ma ei saa. Et ma olen tema nagu selle mõttepüstitusega, ma olen hästi nõus, et tema küsimus on see, et nagu kuidas te saate?
et mina leian seda, et riigi ülesanne on inimest korrale kutsuda, vajadusel määrata talle karistus, on ju. Venno Loosaar on saanud oma karistuse, ta on selle ära kandnud, ütleme, kõik. Siis see, mis temast ühiskonnas saab, see on ühiskonna enda asi. Sest riik on omalt poolt teinud ära kõik selle kohustusliku osa, on ju. Mingid sotsiaalprogrammid ja asjad, that we don't really have, kõik see pask, on ju. Siis tegelikult ei, ma leian seda, et nagu riiklikul tasemel ei tohiks seda inimest mitte kuidagi piirata või keelustada niimoodi töötamisel. Kui see just ei ole otseselt lastega töö, aga seda tehakse niikuinii, aga kui sa oled esineja, keda saab tellida lastele esinema, that doesn't fucking apply apparently. Aga need piirangud jah, aga see, et ta läheb kuskile avalikule kohale, nagu see sama läheb sinna esinema, siis jah, riik selle koha peal, ma leian, et see ei ole õige, et riik sellesse kohta sekkub. Küll aga see on küsimus ümbritsevatele inimestele, kes sinna lähevad vaatama seda asja või kes temaga koos esinevad, et kas ma tahan ennast seostada sellise inimesega. Ja see on nagu see, mis peaks mängima selle olukorra nagu välja. Ja meie ühiskonnas on hoiakud on sellised, et eriti, mida tegelikult, ja see koha peal nagu Maria Mungol, fucking Christ, toetub ju tegelikult uuringutele, mis ongi see, et mehed suhtuvad igasugustesse sellistesse asjadesse oluliselt leebemalt. Mis on konkreetselt jumala räme, sa vägistasid lapsi, okei, kuule, see pidu tahad panna või? Et nagu meestel on millegipärast nagu selline suhe ja sellepärast ongi, nad ei tauni seda, mineviku asi, prollil ise süüdi, ise tahtis, kõik need suhtumised. Me oleme selle juba lõpetanud. Ja me oleme selle teema juba lõpetanud, juba ise keskis ära, what the fuck that means. Ja siis nad lihtsalt teevad selle esinemise ja kõik, et paraku see nii on, aga see küsimus ja püstitus on nagu väga õige, et tegelikult see ongi minu arust nagu suunatud. See on minu arust suunatud nendele inimestele, kes temaga koos töötavad ja kes selle pilet ostavad. Et jah, ma leian, et riik ei peaks sekkuma. Mulle saadeti üks päev Instasse ka reels sellest, kuidas juba ansambel Kala mingisugune märtsis, veebruaris või kuskil juba esines tegelikult ja Kristjan Jõekalda oli ka seal tegelikult pundis nii Loosaare kui kõikide, kui Sepo ja sellega, et nagu, et tundub, et ka Eesti kõige populaarsem või seal on muidugi see võimalus ka, et nad lihtsalt usuvad vennot, kes ütles, et ta ei ole midagi teinud ja niimoodi see asi ongi, et see sama see sõprade teema, vaata, et ongi raske sõprade puhul uskuda midagi ja nad suudavad mustavalgeks rääkida, et seal on see, aga osso kurivaim. Okei. Nii. Aga ei, ma lihtsalt ütlen seda, et see inimesed on nagu Jolleri peale pahased, aga tegelikult Joller natukene ebaõnnestunud viisil toob välja ka nagu hea pointi, mis on nagu see, et mis me siis nüüd teeme, et kas see inimene saab jätkata ise oma tööd, mis on olnud tema töö, kas ta saab seda edasi teha, et ennast ise ülal pidada või temast saab inimene, kes siis on maksumaksja kulul ka veel kõigile lisaks, on ju, mis on ka inimestele ebameeldiv. Et ta toob selle pointi välja, aga kuidagi see Jolleri sõnastus on nagu täpselt nii, et näe kaitseb pedofiili. Et selles mõttes Jolleri point on ka iseenesest, it's a fair point. Aga Venno Loosaar kirjutas lõppu tulge peole ja see oli kõne you piece of shit. Why you little, vaata. Aga mis nagu sellest teemast tuli, oli see, et Mallukas jagas seda siis ka oma storydes ja sealt tulid nagu kirjad, nii et me kasutame nüüd Mallukas story'st screenitud asju, näiteks mis on siis saadetud Mallukale. Näiteks Mallukale saadeti siis Venno Loosaare kohta, jälle ütlen, ma loen kirja ette. See Värdes tont käis mu kodukohas Otto Triinu tegemas laste üritusel ja sai minu ja mu sõbranna MSN-i kontaktid. Mulle kirjutas nilbusi näiteks, et tahaks mu rindadele panna vahukoort ja siis neid lakkuda. Sõbranna läks temaga autoga sõitma ning nii kergelt kahjuks ei pääsenud ja ta sundis teda oraalseksi tegema. Me olime mingi 10–11 aastased, ehk see oli 2000 alguses, kui palju ohvreid seal tegelikult on olnud, ma ei suuda isegi mõelda. See on mingisugune asi, mida peaks uurima või on liiga hilja või? Et
no ega siin vist enam tõendada midagi ei saa nagu selles et mõttes. see on nagu crazy. Aga see on ikka fucking Jesus Christ. Nii, ja teine kiri siis Malnukale tuli, et ma olin ka üks tunnistaja kohtus ja no see venna advokaat oli ikka väga haigete küsimustega. Üks küsimus oli, et kas ma suhtlesin vennaga aastal, mul oli nagu, ma ei mäleta, siis surus seda küsimust täiega ja siis mainis, et neil on tõendid, et suhtlesin. Hiljem tuli välja, et hoopis tema oli minule kirjutanud ja õnne soovinud ja ma polnud vastanud, nagu oleks võinud seda temalt küsida, kas ta suhtles minuga, mitte minule suruda, aga mulle samamoodi Loosaar kirjutas nilbusi ja et kuidas ta tahab mu kaisus olla ja kuidas tahaks kohtuda. Õnneks me kunagi kohtumiseni ei jõudnud ja enne tuli mõistus pähe. Kohtusime kunagi mingis suvelaagris, ma olin äkki mingi 12-aastane noor ja naivne ja maalaps tundus too aeg fun-kuulsusega suhelda. Kuid mul on hea meel, et sain kohtus käidud ja ta sai oma karistuse. Mina käisin eelkõige nende neidude pärast, keda internetis materdati, et valetavad ja et Loosaar ei teeks kunagi nii hetkel neid kirju lugedes on aga asi hullemaks veel võime. On aga hullemaks veel võime. Aga see lõpp läks mul sassi sinna arusaamatus. Aga hullemaks veel võimeline vist siis. Aga siin on see, et no jah, advokaat tegi oma tööd. See on see ebamugav asi, mida ma alati ütlen, et advokaat teeb oma tööd. Et üldiselt nagu selle võiks nagu kõrvale, et siit tuleb nagu aru saada, et siin on see, et mis selle küsimuse point oli. Miks ta seda küsis niimoodi? Et see on ka mingit lugu koostada, mingit pilti maalida, on ju, et see on nagu selle jaoks. See 10–11 aastaselt oraalsaksi tegema. Oh my god. Ränk. Lahe, kuule, Andy, jälle mingisugune kuradi ahistamise ja mingi sukke saade, mõnus. Me räägime poliitikast ja me räägime huudest, meil on nagu kuradi. Kui me nüüd tõmbaksime hoogu juurde, siis me jooksime huudeni ka varsti, aga ma ei tea, kas me jõuame. Tead, jätame järgmise teema vahele, võtame üle järgmise teema, võtame selle jalgpalli. Jalka või? Jah. Jaa, postitati, issand, see oli somes ka, et Leegioni noored jalgpallurid vägivallatsesid, äsati jalaga ja rusikaga üks Nõmme Unitedi mänge löödi kipsi. Laupäeval Männiku Kunstmuru staadionil peetud jalgpalli U15 vanuseklassi esiliiga kohtumine Nõmme Unitedi ja Tallinna Legioni noorte satside vahel läks sõna otseses mõttes käest ära, sest suures kaotusseisus hakkas Legion või Legion räigelt vägivallatsema. Legion. Ei, kes peaks ütlema Nõmme Unitedi ja Tallinna Legioni. Legioni võistkonna liikmed ründasid Unitedi mängeid nii käte kui ka jalgadega. Nõmme United 2012 YouTube'i kanalil avaldatud 2012 on siis ilmselt kanali nimi on ju. Ei, see on 2012 aasta. Ma mõtlen, et see oleks nagu tore, et nii, siin on nüüd kuradi hästi vana teema. Kanalil avaldatud ülekandest on näha, kuidas juba avapoolajal tegid Legioni mängijad mitu väga tõsist viga. Teisel 3 tunnil muutus mängupilt veelgi agressiivsemaks. Aga see oleks päris äge, kui me lihtsalt võtaksime mingisuguse vana teema ja võtaksime sellest, kuidas presidendi proua Silvi Ilves proua Ilves suudles vaata mingisuguse hurmuriga vaata ja lihtsalt hakiksime seda teemat nagu. Jumala tõsised. Mis asja, 15 aastat vana teema, mis jälle ja jumala tõsised oleme. 1. aprilli saade. Putsi üles läks ja läbi. Nägid perses. Aga see tuli mingi mõte, et äkki tõesti võtta mingi täiesti vanad uudised täiesti suvalisest ajast, see oleks päris naljakas. 55. minutil lõi üks Legioni mängija vastast jalaga. Kuigi Unitedi mängija tõusis seere püsti, lükkas see sama jalgpallur ta uuesti pikali ning lõi rusikaga. See oli päris rets nagu, ongi ta tõmbas jalaga ära, ma vaatasin seda videot ja siis tõusis püsti ja Legioni jalgpallur lihtsalt tõmbas otse kümpi talle. What the fuck? Mõni minut hiljem kordus sarnane olukord, kus Legioni mängija tabas vastast taas jalalöögiga. Kohtumine pidi kestma 80 minutit, kuid peakohtunik lõpetas mängu 60 minutil. Täitsa putsis. Mängu käigus sai tõsisemalt vigastada üks Unitedi mängija, kellel diagnoositi jalalaba luumurd. Meedias avaldatud info põhjal on prokuratuur alustanud kriminaalmenetlust, kuivõrd videosalvestised viitavad, et tegu võib olla avaliku raske korra rikkumisega. Kõik täpsemad asjaolude selgitamisel sõnas
riigiprokuratuuri avalikke seal oli niimoodi, et need vene kutid, Leegion oli vene kutid, on ju, nemad ütlesid, et neid kutsuti sibulateks, on ju, ja siis nad hakkasid oma viha siis nende sibulateks kutsujate peale välja elama. Ja siis siin ongi küsimus, et nagu, kes on süüdi, kas provotseerija või provotseeritavad, kes alluvad provokatsioonile, aga ainus asi, mis nagu ei ole, meil ei ole mitte mingisugust tõestust selle kohta, et keegi kedagi kutsus sibulaks, aga meil on tõestus selle kohta, kuidas nad proovisid igal võimalusel jalaga äsada ja rusikaga näkku lüüa, seal oli neid kaklusi, oli seal veel ja kõige haigem selle asja oli see, et see vaene kohtunik, kes seal oli, tema essamäng. See oli tema essamäng, ta oli 18-aastane kutt, kes esimest korda siis nagu sai kohtuniku leiba maitsta ja siis ta vist nagu, tagantjärgi on inimesed öelnud ka, et ta lasi natuke liiga nagu, ta lasi poistel mängida. Et ta ei hakanud kohe selles mõttes kollaseid kaarte ja vilet nagu kasutama ja siis mida aeg edasi, seda agressiivsemaks kogu see asi läks, et nagu öeldi ka, et nagu vanem kohtunik oleks selle võib-olla situatsiooni natuke varem ära killinud, aga õnneks hüpati selles mõttes ikkagi selle kohtuniku kaitseks, et see, kes mingid organisaatorid ja asjad, ikkagi nemad võtsid kogu vastutuse enda peale, eks ole, et lihtsalt, et see kohtunik ei oleks selles süüdi, et Essa mäng vaata, see äkki on mingi psühkopaatid. Siis oli ka niimoodi, et siis see Vene Leegioni treener ei teinud mitte midagi. Et teiste treener käis ütles ka, et kuule, su vennad teevad mingid sellised asjad, tüübi oli jumala pohhu. Ja siis hiljem oli seal mingi Facebookis oli mingi vabandus, et vabandus, sorry, et nii läks. Ja siis oli aga ja siis oli need, mida kõik teiste vennad tegid. Ja igatahes see oli üsna inetu ja ma siin olen kuulanud mõnda nagu mõtet selle kohta, et ikkagi seal pidi ikkagi olema seda eestlaste vastast viha pidi olema seal päris palju, on ju, et jah, et siuke fucked up. Siin on ikkagi nagu see ka, et ma tean, osad inimesed ei ole nende väidetega nõus. Või tähendab, osad inimesed õigustavad seda siis, kui nende pool teeb. Aga see on täpselt see sama koht. Kui keegi ütleb sul sibul, siis see ei ole see, et nüüd on vaba voli jalaga peksta ja rusikaga kümpi panna nagu. Et see ei tähenda nagu seda. Et jah, et isegi kui sul öeldi sibul, see ei tähenda, et sa võid teisele füüsiliselt kallale minna, selle ees pead nagu sina ikkagi ise vastutama, et nagu, aga ta provotseeris ja sa allusid provokatsioonile totaalselt ja siis nüüd mängisid endale nagu sitema asja kaela, nagu sa loll oled lihtsalt. Et siin on alati nagu see põhimõte, et kui keegi ütleb sulle sitasti, siis asi, mida sina võid teha, vastu öelda sitasti ja ongi nagu kõik. Aga mitte eskaleerida. Nii on, sina võtsid selle uudise ja eelmise, ma võtan siis järgmise. Müstika. Lugesid sina, on ju? Lugesid ka sina? Joo. Müstika Õhtuleht. No nüüd sa saad, mida sa tahad. Me räägime huudest ja me räägime poliitikast. Praegu räägime poliitikast. Nali! Kosmiliste energiat ühendaja Kadri Nurmeat kirjeldab saates Puuduta mind hetke, mis muutis tema elu jäädavalt. See ei olnud pikk teekond ega aastate pikkune õppimine, kõik juhtus ühe ainsa kogemusega. Ma lihtsalt proovisin ennast tervendada, meenutab Kadri. Ma hakkasin järsku rääkima keelt, mida ma ei tundnud. Naise sõnul toimus kõik pärast seda, kui ta oli saanud kogemuse, mida ta nimetab koduplaneedi ühenduseks. Mõni päev hiljem otsustas ta proovida sama ühendust iseseisvalt. Mul oli üks tervisehäda ja ma mõtlesin, et proovin. Loon selle ühenduse uuesti, kirjeldab ta. Seejärel juhtus midagi täielikult ootamatut. Nii kui ma selle ühenduse tegin, hakkasin ma väga kõva häälega rääkima keelt, mida ma ei mäleta, et oleksin kunagi rääkinud. Palun. Jah, see oli praegu otse teip sellest, mis seal juhtus. Ta kirjeldab, et see ei olnud teadlik tegevus. Heli lihtsalt voolas temast läbi. Keha läks tööle ja tervendas end ise. Sa tunned ka tervendamist? Mulle vahest ma käin peldikus ja siis mul tuleb tagantpoolt otsast ka välja mingi võõras keel. Lihtsalt see heli nagu voolab. Lihtsalt ise tuleb. Aus. Samal ajal, kui tundmatu keel kõlas, hakkas minu keha justkui iseseisvalt tegutsema. Mu käed hakkasid liikuma, nad käisid ümber keha, vajutasid punkte, patsutasid. See kõik toimus automaatselt, räägib Kadri. Ma tavaliselt vabandan ennast samamoodi välja, kui see on, või tähendab, ei, see on üldse, tead, ma teen selle nalja nüüd teistpidi. See on, kirjutage endale üles, see on väga hea vabandus kõikidele inimestele, kes masturbeerimisega vahele jäävad.
sa hakkasid võõras keeles lalisema ja järsku hakkasid käed iseenesest kõiki kohti patsutama. Ta on valmis. Ja kui sa oled mingisugune lavastaja, noor või midagi taolist, siis võid ka öelda, et mis siis juhtus, ütled, ei, mul hakkasid käed lihtsalt liikuma. Et käisid lihtsalt teiste inimeste kehasid ja vajutasid punkte, patsutasid ja see kõik juhtus nii ootamatult. Kujutad ette, oled peol mingi järsku vaatad, keegi paneb kätt särgi alla, sa küsid, kehtestad ennast, nagu Kärt Anton ütleb. Hakkad vastu. Mida sa teed? Ja siis vaatab mees, sulle on tulnukad. Rohaan tervitab. Ja täpselt, mul tuli ka Rohaan ka, et Kadri sõnul oli kogemus äärmiselt füüsiline ja intensiivne. Ma tõusin voodist täiesti uue energiaga. Kõige üllatavam oli aga see, mis juhtus pärast. Ma tõusin voodist püsti ja mul oli selline tunne nagu 13-aastasel. Metsik energia, selgus, vitaalsus. Jube spetsiifiline vanus. Seda Kadri ütleb, et ma tundsin sellest nagu 13-aastane. Metsik energia, selgus ja vitaalsus. Kui suur see selgus 13-aastasel on? Ma nagu mäletan, et segadus oli. Kui ma peaks mäletama, ma ei mäleta. Ma ütlen ausalt, metsik energia, selgus ja vitaalsus on sellised asjad, et oleks 2 lapse isa, siis ma tegelikult ma ei mäletagi, mis tunne see on, nii et ma ootan. Ja nüüd sa jõudsid tegelikult pondini. Lapsed väsitavad, ärge saage lapsi. Just. Väga tuumer saade, väga hea. Nii, ta lisab, et muutus oli nii suur, et tahtis seda kohe testida. Ma tegin kätekõverdusi, mida ma ei olnud kunagi suutnud teha, lihtsalt selleks, et aru saada, kas see on päris ja see kõik lihtsalt voolas minust läbi terve päeva. Ma tegin kätekõverdusi, mida ma ei olnud kunagi suutnud teha. Aga ta tuli kohe selle peale. Jah, see on veider. Kusjuures ma isegi mõtlen nagu selle peale, et nagu kui sa ei ole mitte kunagi suutnud kätekõverdusi teha, siis kätekõverduste tegemise taga ju ei ole see, kui palju sul on vaba energiat, mida kasutada, vaid see, kas sul lihas jõuab seda teha. Ja see on ju hoopis teine asi. Jaa, aga vaata, sa tead küll seda, kuidas emad suudavad autosidki tõsta, kui on vaja lapsi päästa, eks ole. Et ma arvan, et tal oli samasugune selginemine. Ta oli 13-aastane põhimõtteliselt. Kuigi kui inimesed suudavad tõsta, ma mäletan seda, kui ma pidin et selles mõttes see ei ole see, et emad tõstavad autosid, see on liialdus, on ju, aga see on küll, et mingites kriisiolukordades keha suudab, ma mäletan seda omast käest, mismoodi, kui mu isa oli kodus ja kiirabi tahtis teda autosse viia, siis meil oli koridoris, isa oli jalatsikapi ise ehitanud hästi suure. Ja ma tõstsin selle jalatsikapi, ma tõstsin selle ukse taha ja kui kiirabi oli ära läinud, siis kuna selle oli tekstiilipinnas, ma tahtsin ta tuppa tagasi tõsta, et ta jääks õue niiskuse kätte. Ja ma läksin selle jalatsikapi juurde ja ma ei jõudnud seda tõsta enam. Ja siis ma nagu sain aru, et püha jumal, ma tõstsin selle enne lihtsalt välja ja ma praegu ei jõua seda tõsta enam. Ja järgmine päev sain teada, kuidas ma jõudsin seda tõsta, kus kohas mul oli voodist välja tulles, mul oli selg retsilt haige. Et see on tõsi jah, et nagu keha mingil hetkel on võimeline niisuguseid asju tegema, aga see tähendab ka seda, et ka siin Kadri puhul, nagu sa ütled, tõenäoliselt tal olid mingid lihaserebedid järgmine päev. Kusjuures ma leidsin veel ühe ühenduse tegelikult täiesti nagu nimetud muusikaliteatri juhtidega. Nii. Et võib-olla neil juhtus ka sama asi. Nad hakkasid läisid tegema, siis nad katsus kõik asja, nad tundsid ennast 13-aastastena, siis tundus nagu normaalne. Tähendab, pärast seda ei kadunud Kadri kogemus kohe. Ma podisesin terve päeva seda keelt, see lihtsalt voolas minust läbi. Hiljem mõistis ta, et tegemist on nähtusega, mida nimetatakse valguskeeleks. Energiaväljendusega, mida ei õpita, vaid meenutatakse. See ei tule peast, see tuleb südamest. Et kui tahate valguskeelest rohkem lugeda, siis Väike Eesti uhuraamat saadaval kõikides poodides. Samuti ka Hambaõll ja Selmine ja Päästetud kuningriik ootab ka veel teie ostmisi. Rahvaraamat, Apollo, Heiliose veebipood ja Tartu mänguasja muuseum koha pealt. Täna usub Kadri, et selline kogemus ei ole juhuslik. See ei tule mõistusest. No shit, Sherlock. No shit. Sa annad justkui mikrofoni oma südamele ja lased seda väljendada. See on lahe lause. Mulle meeldib, et ongi, et sa annad justkui mikrofoni oma südamele ja lased sellel väljendada. Wow. Kas sa oled kunagi midagi nii ilusat öelnud oma abikaasale? Et sa nagu sul tunne, nagu sa oleks annab mikrofoni oma südamele ja need lihtsalt voolasid sudest välja? Ei. Igatahes Kadri sõnul
võib selline kogemus viia sügava muutuseni nii kehas kui ka teadvuses. Raske on seda sitta kommenteerida nagu. Kuidagi podisesin terve päeva seda keelt. Ja, et nagu see on tore, et inimesel on nagu tore meenutada niimoodi soojalt seda, et tal oli ühel päeval täielik psühhoos. Lahe. Et näeme asja positiivselt. Juhei, I guess. Ja võtta veel järgmine uudis ka. Kas te mäletate seda, kui mis asi, lahkliha või? Oli Eluraamatukogu. Võt, nüüd tuleb välja, et sellel on nüüd fucking Vol 2 välja. Kusjuures Veronique de la Chequetier ütles seda. Ütles jah? Veronique de la Chequetier. No vat, põhimõte on selles, et Osteopaatia Akadeemia nagu ikka tegeleb mingisuguse juraga, ta on postitanud siin AI pilte ja asju ja nüüd me oleme siis selles kohas, kus kohas räägitakse emakas kui mälestuste raamatukogu. Sisutelg, mida lubad. Emakas kui kehamälu kandja. Kuidas salvestuvad suhted, rasedused, kaotused, seksuaalsus, turvatunne versus hirm. Kuidas mõjutab hormonaalset tasakaalu, viljakust, vaagna piirkonna pinget ja praktiline osa kehatunnetuse harjutus, vabastamise töö, sulgudes õrn ja turvaline, närvisüsteemi rahustamine, sõnum. See ei ole loeng. See on kogemus. Mulle meeldib see sõnum, see ei ole loeng. See on kogemus. See meenutab mulle ettevõtet Fenestra. Lihtsalt lihtne. Fenestra. See on aken. Et nagu, see ei ole loeng. See on kogemus. See on Fenestra või? Mina on terve elu öelnud Fenestra. Fenestra või? Mina olen öelnud Fenestra, jah. No, sa ütlesid see vakiin ka, nii et... Jah, tõsi. Ever forget. Kuule, Andres, sina ütlesid tal on mungul, ole vait. aus. Ja, aga Laura Kild ütles Paterion. Mitte ainult on igast asju öelnud. Võhkaartid ütles ka. Ja, võhkaartid ka. Aga see toimub siis 27. märts. Pange kirja endal kell 17.00 ja siin isegi AI pildi peal on kirjas avastame koos, kuidas keha mäletab, kuidas kuidas luua avastame koos, kuidas keha mäletab ja kuidas luua ruum vabastamiseks ja ühenduseks. Emakas kui mälestuste raamatukogu. Ja registreerimiseks saada SMS 555-77-338 ja energiapanus ehk siis palju pappi tuleb välja köhida 30 eurot kuni 111 eurot vastavalt võimalustele. Aga kui ma tahan 112 eurot anda, siis on cancel. Ma ei tea, türa vastavalt võimalustele ja mulle meeldib see ja lihtsalt Osteopaatia Akadeemiale ka siis you fucking hacks tahaks öelda seda, et kui te kirjutate kokku sõna energiapanus, siis võiks nagu mõelda, et äkki toimumiskoht on ka üks sõna you fucking losers ja teine asi on see, et energiapanus on 30 punkt kriips ja siis on 111 punkti kriips. Siin ei ole kuni kriipsu, siin on lihtsalt, et 30, nagu seda oleks võinud, kas terve selle kuradi plakati tegi teil AI või? You fucking hacks, palun tehke oma asjad ise. Pannud emakas sisse nagu raamatukogu pildi, see on nagu täiesti pöörane. Ja raamatukogu pilt on tõesti, siin on emakas ja siin on kõik. Anyhow, tegelikult minul on ka, tegelikult tahan reklaamida, mul on ka uus projekt, see on Märt Koik, minu türa kui südame mikrofon. Et energiapanust on ka tasuta kuni 1 000 000 eurot vastavalt võimalustele ja toimumis koht on in your ass. On in my ass. Nii et võite kõik tulla. Ja minul on täpselt sama suur pädevus ka Osteopaatia Akadeemial. Nii et võite tulla. Tšekkige biiti. Tulge kõik. Noored ja vanad, tulge kõik. Ja fucking laske mind maha. Aga enne kui me läheme koju, mitte et me mõlemad ei oleks oma kodudes, aga paneme kaamerad kinni. Siis räägime ka suure skandaalist. Nimelt
Eesti suurimate striimerite Chris Boysi ja ISO% vahel puhkenud konflikt on jõudnud punkti, kus Lüüs on Kärnerile nõudekirja edastanud. Kõik, aitäh teile, et te kuulasite. Sitaks fascineeriv. Aga ei, selles mõttes 4 tonni küsib siis ISO% käest ja mulle meeldib see, et mõlemad on full enesekindlad endas, et nii tuleb ka asju ajada. Jah, mulle meeldib see ka, et esiteks, miks nad mõlemad Chrisid on? Türa küll. Aga teine asi on see, et ma nägin ühes TikTokis, et kuidas ISO% ütleb seda, et ma ei ole öelnud, et ta on pedofiil. Et ta on, et temani on jõudnud pildid ja kõik on ju. Aga oma selles pöördumises ta ütleb lause, et umbes samal ajal jõudis minuni ebakohane sisu, mille oli Chris Boyce varem saatnud alaealisele ning mainisin seda oma striimis. Kui sa nüüd sõna-sõnalt niimoodi ütlesid, siis nagu jaiks, bro, sest et see on fakti väide. Aga ei tea, üldiselt jumala pohhui, ma ei tea, mingu kuradi, ma ei tea, kas meil on vaja tõesti nagu sellega tegeleda või? Putsi küll. 4000 eurot, jah. Nõudekiri 4000 eurot, sest postitas TikToki story, mille meem avaldati tema enda Discordis, Chris Boysi Discordis umbes 2-4 tundi enne seda, kui see jõudis minu Discordi ning millele mina lisasin juurde ekraani tõmmise tema enda valeväidetest. No vaat siis. No mõlemad ütlevad, et teine pool valetab ja see on niisugune hästi, hästi mõnus, täiesti level-headed, täiesti okei konflikt. Aga ISO% ütleb ka kohe ära, et ta on tänaseks teinud politseisse avalduse Chris Lüüsi ehk Chris Boysi ebakohase käitumise kohta alaealisega ning andnud edasi kõik materjalid, mis olid tema valduses. Aga selles mõttes ka Kärner ütles, et tema hinnangul on olukord tänaseks läinud liiga kaugele. Ja. Ilmselgelt liiga kaugele läinud. Jah, nii on siis. Aga, et see saade ei läheks liiga kaugele, tõmbame sellele saatele joone alla. Lugupeetud indiviidid, kes tegelevad selle saate kuulamisega, mina olin Märk Oiks ja teine kilakas on seal Andres Jääger. Me teeme sellist saadet nagu Võhkarid, aga meil on ka patroonhääling, mis tuleb välja 2 korda kuus, ehk siis 2 lisasaadet. Et kui te olete selles huvitatud, minge võhkarid.com // minge patreon.com /vohkarid ja ostke meie lisasaated, kui teile meeldib meid kuulata. Saate 2 korda rohkem võhkareid. Nice. Ja maikuusse siis info teile, et maikuus tulevad 2 Patreoni, aga 1 tavasaade. Ja. Sest et Märt läheb sõtta. Ma lähen sõtta, jah, tuleb välja. Vaat, kuulge, aga tõesti, meil väga meeldiv oli teiega tegelikult aega veeta, te olete väga head kuulajad, see on teie supervõime, ma ütlen teile, teate, ja Märdil on ka veel siia päeva mõtte lõppu öelda. Päeva mõte on mul ka täiesti ette valmistatud. Kui teil on, tuleb peale tunne, et vaat, nüüd on tark mõte, siis kõigepealt googelda seda mõtet enne, kui sa selle kuskil avalikult sotsiaalmeediasse postitad, sest et tõenäoliselt sul ei ole õigus või keegi teine on seda juba öelnud palju paremini kui sina. You are meaningless, life is pointless ja lõppkokkuvõttes universum sureb heat deathi. Nii et kõik on mõttetu. Me kõik saame surma, aitäh teile. Tšau.